oleme siis pärast mõnikat vaheaega jällegi eetris tähenduse teejuhtide uue vestlusringiga, mis number tal saab olema, seda ma ei oskagi öelda. Praegu on 175, aga kuivõrd tegemist ei ole otsesaatega ja homme on Tallinnas salvestus, siis tõenäoliselt saab see olema 176 või midagi sinna kanti, aga see ei ole üldse oluline. Oluline on see, et me oleme siin, kindlasti võib öelda, et tegemist on klassi kokkutulekuga siis 92. saate uus klassi kokkutulek, et oleme samas koosseisus ja samadel asjaoludel mingil määral täna siin stuudios, et tere tulemast Jaak Ikas. Tere. Tere tulemast Mihkel Kunnus. Tere. 92. saade, ma just kuulasin seda nüüd rongis veel üle, kui ma siia sõitsin ja tegin siin päris palju märkmeid, et selle nimi oli Otsata potentsiaal ja me rääkisime seal siis David Bohmist, ühest 20. sajandi olulisest füüsikateoreetikust ja küll ma tegin endale nalja, et küll ma üritasin Schrödingeri võrrandist aru saada ja aga midagi ma sealt isegi sain, et ühesõnaga ühel pool on meil siis kompleksarv, Jaak, saad aru, me ei taha sellesse takerdada, aga saan ma aru, et võrrandis, nii palju kui mina mäletan, neid on ühel pool on, vähemasti majandusteaduses oli niimoodi, et ühel pool on sõltuv muuta ja teisel pool on, see on funktsioon küll rohkem, eks, aga... No mis siis? Aga teda võib nimetada ka funktsiooniks siis vast või? Ja, funktsioon on see lainefunktsioon, see on see psi, mida seal võrrandis arvutatakse tegelikult, mille kohta see võrrand käib. Aha. No hästi, see on, ütleme, kulutada siin nüüd 2 tundi minusugusele Schrödingeri võrrandi lahti selgitamiseks on tõenäoliselt... Aga me oleme selleks alati nõus. Ja. Et seetõttu ma mõtlesin, et vaataks täna seda asja, mind huvitab reaalselt huvitab see suur ikkagi pööre, mis füüsikas toimub siis 20. sajandi alguses. Et võib-olla tooks täna siin, eelmisel korral me rääkisime Bohmist ja keskendusime kvantfüüsikale, et võib-olla täna võtaks sellise sammu tagasi ja üritaks aru saada sellest, et mis siis ikkagi toimub 20. sajandi alguses füüsikas laiemas pildis aga et sellest veel rohkem sotti saada, ma just praegu mõtlesin, või veel paremini sotti saada, et ärsku hakkaks hoopiski sealt pihta, et mis toimub füüsikas, siis ütleme, kus me selle paneme? Paneme 19. sajandisse. Ma mõtlen praegu varasema, see eellugu, eks, aga ma läheks isegi veel tagasi. Võtame 17. sajandika ka juurde. Just, ma tahangi, see oli see mõte, et Aristotelese on minu 2 suurt murrangut, eks, Aristotelese asendumine Newtoniga ja Newtoni asendumine, ma ei tea, siis kvantmehaanikaga. Kas me selles suures skeemi, seda suurt skeemi jagame, et oleme selles ühel nõul? Jaa, ma arvan küll, jah. Et Aristotelese surm tähendas, vaimne surm metafüüsikasfääris, siis tähendas seda, jah, et eesmärk, põhjus ja siukesed asjad kadusid ära. Eesmärk ja vorm ja põhjus kadusid ära, jäid järele toimiv ja aineline toimiv, eks. Aga Newtonist tõesti kulgeb kvantmehaanika tekkeni üks selline, seal on nimed või märgid vahepeal, võib-olla Coulomb ja Maxwell ja Rutherford, kes nagu otse asjasse puutuvad ja kes selle klassikalise aatomi siis nagu käkki keerasid, eks ole, tänu millele tuli hakata otsima midagi. Ja. Aga teeme siis niimoodi, et üritame, ärme siin väga palju sellele aega kuluta, aga mida kujutas endast siis Aristotelese füüsika, mille lükkas kõrvale siis pärast Newtoni füüsika? Aristoteles, võib-olla üks asi, mis on siin kohe hea ära mainida, on see, et see kreeka sõna atomos, et see oli juba enne Aristotelest ja tähtis on see, et see on jagamatu. Sõna otseses või etümoloogilises... Siis me hakkame aatomi poole liikuma, eks ole? Jaa, et Demokritos ja Leukippos tegid selline mõtteeksperimente, et kui me võtame ühe suvalise käntsaka ainet, hakkame seda katki tegema ja muudkui teeme katki, et kas me saame sellega kas me saame igavesti jätkata seda protsessi või mitte. Jõudsid järeldusele, et ega ikka ei saa küll, et varsti tuleb mingi elementaartükike, atomos, jagamatu. Ja meie tavakeelde on siiamaani
gümnaasiumis, põhikoolis ja mitte ainult me räägime aatomitest, sest see kontseptsioon keemias on väga tõhus ja tegev. Et keemia ongi niisugune siblimine aatomi ja molekuli vahel ja see on väga suur ja võimsalt rakenduslik valdkond. Aga füüsikas jah, enne kui me hakkame sinna jõudma, see võib öelda, et on aatomi lagunemine. Siis kõige niisuguses metafüüsilisemas mõttes. See nüüd, mis juhtub ikkagi 19. sajandil. 19. sajandi lõpul, 20. alguses, jah. Et selle kohta võib öelda, aga jah, lähme võib-olla Aristotelese juurde tagasi. Ja see Aristotelese ja Newtoni pööre, jah. Kõige lihtsam võib-olla oleks öelda, et Aristotelese järgi maailmas oli elu olemas. See on niisugune kujundlikult öeldes, aga elu oli olemas. Maailm oli elus teistes. Maailm oli elus ja elusolendid olid elus. Sest kui me oleme niisugused ranged kartesiaanid, siis selle mudeli järgi ka elusolendid ei ole elus, nad on kõik keerulised mehhanismid, lihtsalt väga-väga keerulised ja see mudel on ju niisuguses igasuguses molekulaargeneetikas või niisuguses hästi lähivaate bioloogias ka siiski säilinud või see on tööhüpotees. Iseasi, kas seda usutakse või mitte. Ja näiteks, et eesmärk omistatakse ainult inimesele. No see res cogitans on see, mis siis jäi lõpus koondus inimese pähe. Jah, et see on nagu, eriti kui vaadata bioloogilisest ja evolutsioonist perspektiivist, see tundub nagu jabur, et mingi inimesega toimus täiesti niisugune imeline hüpe või neokratsionistlik, mingi vaim tuli sisse või eesmärk tuli sisse või kellelgi teisel ei ole. Ometigi, eks ju, Aristoteleses ei olnud kammitsetud teatud laboritraditsioonidest ja tingimustest, kuigi ta vist kandis ka valget kitlilaadset asja. Aga ta üks, mis teda päris palju Platonist eristab inimesena, oli see, et Aristoteles oli suur naturalist. Ta jälgis loodust väga palju. Ta oli arsti perekonnas ka vist. Võis olla, seda ma ei mäleta täpselt. Ta jälgis tõesti loodust hästi palju, aga Platon võib-olla jälgis inimesi ja taevatähti ja matemaatikat, ta oli niisugune abstraktne mõtiskleja rohkem. Ja nende vahelt ju läks niisugune veelahe läbi. Ja tegelikult see veelahe, niisugune suurte temperamendi erinevuste voog, et see kestab siiamaani. Mingis mõttes ma arvan, et võib nii öelda küll. Aga Jaak, kuidas sina, mis sina mäletad Aristotelese füüsikast või kuidas sina sellest aru saad? Midagi ei mäleta, kui aus olla. Midagi ei mäleta. Minu füüsika algab Newtoni füüsikast. Hakkab ikka Newtoni füüsikast, jah. Jah, ja võib-olla ma Newtoni juurde teeks niisuguse sissejuhatuse, et niimoodi, kui teha niisugune ülilihtne skeem. Et juba Platonil filosoof, nagu ta oli, või see on välja kasvanud sellisest veidrast inimeste klikikst, kellel oli väga suur kirg ja kihk teada saada, kuidas asjad tegelikult on. Niimoodi. Nad mõlgutasid seal matemaatiliselt ja igavikuliselt ja ideed ja nii kõige tõesem asi on kõige igavikulisem asi, matemaatika keel. Siis vahepeal tuli peale kristlus, eks ju, siis 400-500 aastat hiljem ja Jumal on see kõige tõelisem asi ja kõik need inimesed, kes tahtsid tegeleda kõige tähtsamate ja kõige tõelisemate asjadega, pöörasid oma silmad Jumala suunas. Ja kas oli, Aquino Thomas ütles minu arust, et kõige tühisem teadmine igavikulistest asjadest on mõõtmatult olulisem kui kõige parem teadmine ajalikest asjadest. See on niisugune antifüüsika, antiloodusteadus, eks ju. Ja kus sa neid igavikulisi tõdesid ikka teada saad kui püha tekstist, püha kirjast. Ja siis väikest viisi tekkis selline arusaam, et see püha kiri piibel, et see on ka inimeste kirja pandud, sest hakkasid mingid tõlked ja tõlkenaginad tõkkusid tulema. Järelikult see tekst on ise ebatäiuslik, aga kuhu siis pöörduda? Pöördume Jumala loomingu ehk looduse poole, hakkame seda uurima, et see on Jumala tekst. Jah, seal on juba Toomase siukest, et kuivõrd loodus on Jumala tehtud, siis saame Jumala kohta loodust uurida. Jaa, aga siis nagu seal Galileo juures tuli pööre, et milles see Jumala raamat ehk looduskirja on pandud matemaatika keeles ja siis läks asi juba matemaatiliseks. Ja siit me jõuamegi Newtonini, eks ju. No sinna tuleks ilmselt panna Descartes vahele, sest Piret, ma mäletan ühes saates ütles, et Newtoni 3 seadusest on 2 on juba Descartesil olemas või kas see ühtib? Oli vist nii, jah. Vähemalt matemaatiliselt, jah.
ja siin ma võin küll Jaagule sõna üle anda, et kuidas selle Newtoniga läks või miks on Newton oluline, miks oli Newton füüsikas oluline? Miks on Newton füüsikas oluline, tähendab, Newton on õige mitme asja pealt või kandi pealt. Newton on ka matemaatikas koos Leibniziga tegelikult oluline, sest ta andis meile vahendeid selliste pidevate muutuste kirjeldamiseks. Kui selle pidevusega olid, kreeklastel olid ju igavesed hädad, eks ole, et Achilles ei saa kilpkonna kätte ja nool seisab ühel hetkel paigal, no kuidas ta siis liikuda saab, eks ole. Aga Newtoni kalkuluse järgi tähendab, mis lubab opereerida lõpmata väikeste suurustega, osutub, et lõpmata väikeste suuruste, lõpmata suur summa võib anda meile lõpliku suuruse. Ja nii et see oli kui asja matemaatilise poole pealt vaadata, mis Newton tegi. Aga ta muidugi, Newtoni seadused, mida me koolifüüsikast arvatavasti mõnda veel mäletame. Käime nad üle ka, ega see ei tee paha meile. No võin käia. Kõige tuntum seadus, Newtoni teine seadus on... Aga mis esimene on? Esimene on, et kõik kehad, mida ei häiri, liiguvad sirgjooneliselt ühtlase kiirusega või ringjooneliselt ühtlase kiirusega. Võib ka sõnastada niimoodi, et keha kiiruse muutmiseks on vaja jõudu. Nii kaua kui nii mõni väline põhjus, mida me nimetame jõuks, ei põhjusta nende liikumise muutust. Nii kaua kui kehale ei mõju jõud, säilitab ta oma liikumissuuna, liikumisoleku, mis on siis nii kiirus kui suund. Ja mida... No siin on üks asi... Eks on inertsi mõiste, siis tuleb siin sisse. Need on kõik seotud, jah. Sest üks asi, mis teeb selle näiteks lastele õpetamise raskeks või keeruliseks, on see, et kuna meil kõik liikumine toimub tegelikult takistusega keskkonnas maal reaalsuses, eks õhutakistus on ka, aga raske ette kujutada, et kui sa kosmoses, kus takistust ei ole, paned keha liikuma, siis ta jääbki liikuma. Eks, ta lihtsalt jääbki liikuma. Ta kukub kogu aeg kuhugi. Kosmoses on ju ruumi kukkuda küll ju. Aga meil puudub see kogemus siin maises mastaabis. Meil puudub, jah. Ja teine asi on see, et ringliikumine on samasugune. Et näiteks nagu kuu liigub ümber maa või midagi siukest, et ringliikumine saab toimuda samamoodi. See on juba keerulisem mul... Jah, sest see on jälle... Kogu aeg suund muutub. Jah, sest meil maa peal pole sellele analoogi. Maa peal on, kõik kohad on takistusjõude täis. Meil ei ole selles mõttes maa peal kogemuslikku analoogi. Ja võib-olla see ongi üks Newtoni suurus, et ta suutis selle abstraheerida nii välja. Vaata, sest või juba Galileo, kes kukutas erinevaid kehasid pisatornist alla, eks, et ta pani tähele, et kuna erinevatel kehadel on erinev õhutakistus, siis me teame väga hästi, et pillad kivikes alla, pillad udu sule alla, eks, et seal mingit erinevust või tähendab, nad kukuvad väga erineva kiirusega. Aga kuidas tulla selle mõtte peale, et õhuvabas ruumis kukuvad kõik täpselt sama kiiresti? See on siis, kui sa natuke suudad õhku hõrendada, tähendab natuke õhku välja pumbata. Ammugi nad ei suutnud mingit head vaakumit toona tekitada, eks ju. Et keskkonna hõrenede suurenedes kukkumisaegade vahe kahaneb. Mida hõredama keskkonna teed, seda vähem kukkumiskiiruste erinevus on. See on täiesti pöörane eksperiment YouTube'is on see, kus nad lõikavad, pumpavadki välja ja tulebki reaalselt ka see sulg ja kuramus mingi pomm tulevad. See on täiesti ikkagi... Ja kui sa, eks ju, teed selle asja nagu abstraheerid niimoodi, et tänapäeval me suudame head vaakumit teha, aga siis pidid sa seda mõtteteel tegema. Et kui õhk täiesti välja kaob, siis kukuvadki täpselt võrdse kiirusega. Ehk siis kujutlusvõime mängib ikkagi olulist rolli. Jaa, siuke ekstrapoleerimine, abstraheerimine. Nii, see oli esimene seadus. Nii, aga võtame Jaagult teised, saab Jaak ka vahel rääkida. F võrdub M korda A. Jah. Tähendab, jõud on massi ja kiiruse korrutis. Massi ja kiirenduse korrutis. F on võrdne M korda A. Võib öelda, et kiirendus on võrdeline kehale mõjuva jõuga ja võrdeteguriks on kehamass. Ja pöördvõrdeline kehamassiga. Aga kuidas me paneks esimese kirja lühidalt niimoodi? Esimest nagu valemiga... Keha tahab, ei olegi valemit, ja keha tahab säilitada, kui jõudu pole, siis keha säilitab oma liikumisoleku. Jah. Kui ei mõju... Ilma jõuta keha liikumisolek ei muutu. Jõud.
ja kolmas, kusjuures see mulle meeldib. Siin ma olen öelnud, et eesti keel on väga täpne, et eesti keeles on jõud alati mitmuses. Ja kolmas seadus tähendabki, et jõud esinevad alati paaris ja on suunalt vastasmõjulised. Eks ju? Et eesti keeles nagu jõud ongi alati jõud. No kuivõrd need on... Kaks keha mõjutavad teineteist jõududega, mis on suuruselt võrdsed ja suunalt vastupidised, aga kuna nad on rakendatud erinevatele kehadele, siis nad ei tasakaalusta teineteist. Jah. Võtame uuesti, kuidas ma paneksin lühidalt kirja need kolmanda seaduse? F1 võrdub miinus F2. Väga lihtne. Nii, aga arutleks nüüd nende tähenduse üle. Sest mina nii vähe, kui mina sest aru saan filosoofilises plaanis... Ja siis on kusagil veel mõneti eraldi nendest kolmest on veel siis ka see Newtoni gravitatsiooniseadus, mida on vahest ka Newtoni 4. kutsutud. Paneme selle ka kirja. Ja. Gravitatsiooniseadus... See F võrdub suur G, murrujoone peal on M1 korda M2 ja all on R ruut. Ühesõnaga gravitatsiooniliselt kehad mõjutavad R-ruut on all, eks ole. Võrdeliselt massiga ja pöördvõrdeliselt nende vahelise kauguse ruuduga. No, filosoofiliselt minu jaoks, kui mina peaks endale niimoodi Newtonit ütlema, et siis et kui enne Newtonit oli see, et nagu üleval nõnda all, et on kusagil on vormid ja need mõjutavad maa peas, et nüüd on nagu all nõndaga üleval, et need samad jõud, mis mõjutavad siin kahurikooli liikumist, mõjutavad ka, eks siis taevakehade liikumise kõiki muid. See gravitatsiooniga asi on tegelikult väga kummaline, kui hakata mõtlema ja imestama aristotelikult. Üks keha, mis on hästi kaugel ja võt mõjutab ja mitte midagi vahel ei ole, aga mõjutab. Mitte midagi vahel ei ole, aga mõjutab. See on ju väga müstiline. Sellest me rääkisime eelmises saates ka, et sa ütlesid gravitatsioonilained just. Siit seda kaudu me hakkame ka selle väljamõisteni jõudma. See kindlasti tahaks sellesse, sest mulle tundub, et väljamõiste on selle Newtoni ja kelle me võtame selleks, Schrödingeri vahel siis. Ja kusjuures panete tähele, Ardo, et me oleme praegu raadioeetris. Et mida see sõna eeter tähendab? Mida me räägime, kui me räägime eetrist? Seda ma kuulasin, Michelson Morley katse oli see, mis oli Jaak, eks ole, mis võimaldas eetri ja sellest kõigest. Aga üritaks seda asja nüüd kuidagi struktureerida niimoodi, et mis te arvate, kui me käiksime, või kui teil on parem plaan, käige välja, et mis te oleks, kui me käiksime nüüd, et niimoodi aegamisi, mitte väga palju aega, et nende Newtoni 4 seaduse tähendus natukene... tuua lähemale, et võtame, anname, et siin hea kollega sõnavad, et kuidas sellest esimesest, kuidas sa, et mis, see tundub olevat, minu meelest see inertsi mõiste sisse toomine on ülioluline siin, eks ole, see hakkab pihta kusagilt Galileost juba, on ju. Et mis on selle esimese seaduse selline laiem ikkagi tähendus, mitte see, et mis me võtame füüsika neid paksus mustas kirjast definitsiooni on ju pähe õpitud elus küll ja veel. No kui sa väga laialt soovid, siis näiteks selline väide, et millegi muutmiseks on vaja rakendada jõudu. Ja. Et midagi muuta, selleks tuleb mingisugune aktsioon korraldada. Muutmine ei ole iseeneslik. Jah. Et siit tuleb... Millegi rakendamiseks on vaja jõudu, kõlab loogiliselt. Millegi muutmiseks. Me võime hakata ütlema, et... Ja millegi muutmiseks. Mingi teatud iseeneslikkus hakkab maailmast kaduma. Eks ju? Sest kui kehad on hingestatud, siis nad on ka mingis mõttes agentsed. Vaata samamoodi nagu bioloogiast kadus ära elu ise tekkimise asi. Et kõik hakkas üha rohkem minema ühte põhjuslikku ahelasse. Ühte suurde põhjuslikku ahelasse, mis toimiv põhjus ja aineline põhjus ja toimiv põhjus. Ja selles mõttes, et sihukesse tänapäevases mõttes põhjuslikus ahelasse, mis on alati, eks ju, siis alati ainult tõukuv, et põhjus on alati ainult minevikus. Niimoodi, et... Jah, põhjus nihkub minevikku, võt, see on hea. Mitte ei nihku, vaid totaliseerub. Ütleme, et totaliseerub nihkub jäägitult. See on kõva samm selles suunas. Jah. Eks? No nagu tänapäeval öeldakse, et vares ka ei lenda ilma põhjuseta või ja siin peetakse üldises, ei varese puhul võib-olla peetakse veel eesmärki silmas, aga mitte miski siin ilmas ei juhtu ilma põhjuseta.
et siuke sügavamõtteline meem, mille võib panna, eks ju, lille foto peale ja Facebookis jagada. Et see on ju üks selle müüdi elujõulisuse näitajaid. Et kõik on millegi poolt põhjustatud. Et ja see on nagu kogemuslikult meil ei ole niimoodi, näiteks kui ma panen asja veerema, kas või kivikese mööda maad, siis minu arust ei ole vaja põhjust, et ta seisma jääks. Eks ju, sellepärast, et see tema seisma jäämine tundub meile kuidagi iseeneslik. Ja üldse kehade seisma jäämised tunduvad iseeneslikud. Sest kõik kohad on takistust täis. Jaa, aga me ei näe seda takistust, me oleme harjunud sellega, noh, õhk on ju see siuke takistus, mida me ei pane tähele või igasugused hõõrdejõud, neid me väga ei pane tähele. Et meile tundub kogu aeg, et kõik asjad näiteks jäävad seisma iseenesest. Ja kogemuslikus maailmas see ongi niimoodi, kõik asjad jäävad iseenesest seisma. Vastupidi. Hoog lõppes otsa. Näiteks hoog lõppeb otsa, eks see on ju täiesti ilus kogemusliku maailma sõnastus. Jah. Aga Newton ütleb ei, selleks, et mingi asi seisma jääks, on alati vaja jõudu. Ja mulle tundub, et see on väga põhjapanev muutus tundub olevat. Ja sellest on suhteliselt kontraintuitiivne, sest seda ei ole lastele lihtne selgeks teha. Jah, seda ma usun. Aga kuidas see haakub inertsi, kuidas see esimene seadus nüüd inertsi mõistega haakub ja kuidas seda üldse minusugusele vaimsete huvidega füüsika kaugele inimesele selgitada? No, mis on inerts? Ma defineerin inertsi kähkvara. Inerts on keha omadus säilitada oma liikumishoina. Mida? Inerts on keha omadus säilitada oma liikumishulk. Oma liikumishulk, jah? Liikumishulk on impulss või? Jah. Kas liikumishulk erinevatel kehadel võib see olla erinev sõltuvalt nende massist. Mida suurem mass, seda liikumishulk, impulss, B võrdub M korda V. Seda suuremat jõudu on vaja tema takistamiseks, ütleb minu liiku seisma panekuks, eks ole. Ja. Sest ütleme, see Tarnast lugedes ja kogu seda filosoofia ajalugu vaadates, et ta rõhutab just seda inertsi, et inertsi mõiste kasutuse tulek on ikkagi väga oluline, et kas me saaks, me ei tea natukene, võib-olla teeme siin veel ühe ringi sellele ja kuidagi tundub, et kas liik... No inerts on inertne, eks ju, selles mõttes seal elu sees ei ole. Ja igapäevases või tavakeeles me ütleme selle asja kohta mass. Eks? Mida, jah. See on mass, mida suurem inerts, seda suurem mass. Tahad sa Jaak lisada siin selle inertsi koha pealt midagi? Ei, vist ei taha. Mass võib öelda on inertsi mõõt. Mass on inertsi mõõt, jah. Kõlab loogiliselt saab. Ja mass on, eks ole, mass on skalaarne suurus, mitte siis... Jah, mass on skalaarne suurus, eks ta on... Newtonlikus maailmas ta on üks keha kõige fundamentaalsemaid omadusi. Enam-vähem, kõik materiaalne aineline, mis on olemas, on massiga. Ongi mass. Mateerial on mass ühes on. Ja see, mis läheb logisema lõpus, eks ju, see on konstantne omadus. Ja see oli kuni Einsteinini täiesti. Einstein ütles, eks ju, et ta võib seal energiaks üle muundu teada vastupidi. Aga enne seda oli, et mass on keha omadus ja kusjuures, eks ju, et mass ei sõltu liikumisviisist. Ja see on meil hästi kogemuslik, eks ju, auto on 1 tonnine, kas ta seisab paigal või sõidab 100 kilti tunnis. Vahet ei ole. Aga see relativiseerus alles Einsteiniga. Ja ma arvan, et see käib enamikele, kuna ta on kogemuslikult nii võõras ja jabur, siis enamik inimesi, kui küsida inimeselt, kas keha mass sõltub tema liikumisest või liikumisviisist, siis ta ütleb kindlasti, et ei sõltu. No sinna me veel jõuame, aga hästi... Iseasi on muidugi kaal, eks ole. Ja kaal on vektoriaalne, eks ole? Kaal on vektoriaalne suurus ja kaal on antud massiga kehale mõjuv raskusjõud. Ja suund on siis, vertikaalne maa keskpunkti poole. Kaal on antud massile massiga kehale mõjuv raskusjõud. Ardo on väga hea õpilane, ta konspekteerib. Ja kui ma juba sõidan siit Rakvere, või see on mitte Rakveres, mis see on, aga Rakvere algab tõhiga. Tunnis on mul nii vähe nii häid õpilasi olnud. Ja kui ma kohale sõita, siis antud massiga kehale mõjuv raskusjõud. Nii, aga võtame teise teaduse või selle seaduse, mis... Vaata,
A võrdub F jagatud M-iga näiteks, eks, kiirendus on... Ja kuivõrd siis kaal on jõud, siis on tähendab juba seda, et ta on, eks ole, vektoriaalne, sest jõud on vektoriaalne suurus. On ju? Nii, oleme selles suhtes aru saanud. Eks. Öeldakse, üks lihtne viis meelde jätanda, kiirendus on jõu ja massi suhe. Eks, kui sa tahad keha kiirust muuta... F jagatud M-iga. Jaa. Aga siin on huvitav, et see sama Newton väljendas seda impulsi funktsiooni tuletisena aja kaudu. Eks ju, kuidas impulss muutub aja suhtes, et see on jõud. Ja lihtsalt see A võrdub F jagatud M-iga on selle lihtsustatud versioon. Aga räägime nüüd selle impulsi mõiste ka lahti, et mis impulss ongi liikumishulk, mass korda kiirus. Ahaa, mass korda kiirus on liikumise. Jaa, M korda V. Lihtsalt massi ja kiiruse korrutad. M korda V, jah. Jah. Ja impulsside, kuidas me tähistame? B-ga. B-ga, jah. Liikumishulk. Aha. Ja, sest kui sul liigub mingisugune keha massi ja kiirusega, ütleme tema seisma panekuks tuleb siis rakendada mingisugust jõudu. Ja. See jõud on seda suurem, mida suurem on mass ja ka seda suurem, mida suurem on kiirus. Nii et see ühtne mõõt ongi see impulss või liikumishulk. Ja sellest aga kas meil kiirus on ka skalaarne või? Ei ole. Vektoriaalne. Kiirus on ju alati suunaga, jah. Ja. Nii et siis seetõttu on ka impulss meil ikkagi. Ja miks ta nagu maailma vaates huvitavaks läks, võib öelda, et sealt algas kogu maailma taandumine pisikesteks piljardikuulideks. Mis liiguvad, kolksuvad kokku ja suunad. Ja tipnes sellist laadi determinismi Laplace'is, kes ütleski, et andke mulle kõigi algosakeste koordinaadid ja impulsid vektoritega mingil ajahetkel ja kogu maailm, tulevik ja minevik on seal kirjas. Laplace'i originaaltsitaadist ta muidugi impulsidest ei räägi tegelikult, aga need on vaja lisada selleks, et see skeem nii-öelda ilusasti töötaks. Ja teine oli, mis Jaak eelmises saates parandas, oli see, et Laplace mitte ärge andke mulle, vaid kuid oleks selline mõistus, mis... Aga ma kuulasin. Aga selles mõttes, et see maailma vaade. Ja. Eks mis oli väga mõjukas ja mis oli selline positiivismi, insenertehnilise optimismi ja mis minu arust nagu võttis tõelise üles 19. sajandil, mis kandis ka 20. sajandi tehnoutopismi. Ja osaliselt kannab siiamaani. Eks kui sa tahad mingit maailma muuta, lihtsalt pane asjad õigesse asukohtadesse. Eks. Sest siit tuleb välja väga huvitav asi, eks ju, Newtonlik aegruum oli üldse niimoodi, et Newtonlik ruum, siin on jälle eesti keel minu arust täpne selles Newtonlikus mõttes või iganenud mõttes. Ruum on sama asi, mis nagu üks hoone osa, mis on tühi ja seal on mingid asjad. Kola on seal sees. Ja kola on seal sees, eks ju. Ja põhimõtteliselt on kogu maailm siis selline. Ja näiteks tühi ruum, kus on asjad. Ja asjade omavaheline asetus määrab, väikeste asjade omavaheline asetus määrab ära kõik. Sisuliselt kõik. Ja siit saab tekkida näiteks fantaasia sellest, et teleportatsioon on võimalik. Sa vaatad ära, millised on väikeste asjade koordinaadid, aatomite koordinaadid, paned need asukoha kaardid täpselt ära ja saadad selle kaardi kuhugi kaugele ja seal pannakse kas või sind ennast kokku samamoodi. Ja ongi teleportatsioon. Vahepeal oli veel see lootus, et saan lõpmata suure kiirusega saates. Ja, ütleme, üks oluline vahetulemus, ma ei tea, mis te sellest arvate, et mis ma enda jaoks, ütleme, selle hetkeni kaasa võtan, on see, et väikeste asjade omavaheline asetus määrab kõik, mis sa Jaak sellest lausest arvad, et see üks asi, mis me Newtonilt tuleb kaasa, oled sa nõus sellega? No ma ütleks, et... ma küsin Jaakult. Ja paneme... Sa oled kõik minu ära. Paneme nendele väikeste asjade asetusele veel nende impulsid ka juurde. Siis on perfektne. Ahah, väikeste asjade asetus ja need impulsid, mis suunas nad liiguvad? Mis suunas nad liiguvad, jah. Kus nad on ja mis suunas nad liiguvad, mis kiirusega. Aga ega Newton ju väike, kas ta eeldas siis, et see sama asi kehtib ka aatomite suhtes, mis ta siis oli välja arutanud siin planeetidega või kuidas mis tunne teil siin jääb? Võtame korraks jääme Jaagu juurde. Minu arusaamises jah, see Newtoni paradigma või see sellest seisnes, et need seadused rakenduvad kõikjal. Kõikidele ka atoomostele? Jah.
ja impulsid. Ega ta minu teada spetsiaalselt atoomustega just väga ei tegelenud. Aga ta vaikimisi eeldas, et need alluvad ka siis aatomid alluvad tema... No, muidugi jah, sest selles valemis ei ole ju mingeid piiranguid. Eks ju, see, kui suur see mass on, absoluutselt ei ole seal mingeid piiranguid. Väike või suur, ja see on nende valemite võlu ka. Ja, just nimelt, et kui ma sõitsin rongiga nüüd siia Tallinnast siis Tartusse, siis ma viibisin Newtoni järgi punkt massis põhimõtteliselt, eks, mis liigub... No, võib niimoodi öelda, kusjuures üks huvitav näide on see, et kui räägime teadusfilosoofiliselt vahel võib rääkida, et mis asi on modelleerimine. Et modelleerimine on alati lihtsustamine, alati millegi kõrvale jätmine, kõik saavad sellest aru, et mingid omadused jätame kõrvale, vaatame ainult neid omadusi, mis meid konkreetse probleemi lahendamisel huvitavaks. Aga ongi see, et täitsa huvitav viktoriini küsimus, et kui me tahame leida, kui kiiresti Ardo jõuab rongiga Tallinnast Tartu, milliseid ardomadusi meil teada üldse on vaja? Ei olete mingid? Ei olegi mitte me taandame rongi punktmassiks, see oli oluline. Isegi mitte punktmassiks, vaid punktiks. Punktiks, jah. Mass ka ei huvita. Mass ka ei huvita, jah. Õige, mass ka ei huvita. Ruumilised omadused kaovad ära, ainult punkt jääbki järgi, see on väga huvitav selles mõttes. Ja kõige naljakam on see, et see valem töötab ja me saamegi su liikumise aja välja arvestada. Kuna mina olen vist autoga rohkem sõitnud Tallinn-Tartu vahel, eks ole, siis minul tuli pähe selline küsimus, et auto asetseb Puhuristis. Ta kiirus on 120 kilomeetrit tunnis. Kas kõik on hästi? Kas kõik on hästi? Sõltub sellest, mis sa kukas. No ja mingis mõttes ei ole hästi. Liikluseeskirjade mõttes. Ja just mul läks esimene mõte, et kui sa oled politsei on tee peal, siis... Mingit vastuolu klassikalise füüsikaga siin ei ole. Isegi siis, kui auton on punkt, eks ole, või ta võib seal punktis asuda ja tal saab punktis olla ka oma konkreetne või kindel kiirus. Vaat kvantmehaanika keeras need asjad veidike untsu, aga sinna ei ole me õnneks veel jõudnud, nii et me võime... Nii, aga vaatame siis sellest teise seaduse kommentaaris ma võtsin kaasa siis selle, et väikeste asjade omavaheline asetus ja impulsid määrab kõik see, mis maailmas, kui me neid teame, siis me teame põhimõtteliselt ja me oleks Laplace'i superarvuti, siis me teaksime kõike, mis meil üldse teada on. Nõus siis. Sealt tuleb maailm täielik ja täiuslik kirjeldus. Aga liigume edasi siis... Paraku peab ütlema, et see teaduse edasine areng pärast Laplace'i hakkas ainult selliseid tagurpidi või tagasivõtvaid mööndusi tegema, öeldes, et aga sellel ja teisel ja kolmandal ja need põhjus oli võib-olla see 4-5 kokku, et miks need asjad ikka nii hästi ei saa olla, aga see oli edasine areng, aga tol ajal oli see tõesti selline grandioosne lootus. Ja siis 19. sajandil, mida väga raskesti elati üle, oli termodünaamika sünd. Oota, tuleme veel korraks tagasi, käime need läbi, võtame see kolmanda seaduse kohta ka, lähme selle skeemi järgi praegu, siis termodünaamika, okei. Aga see mis on siis selle F1 võrdub miinus F2 kohta, kuidas me seda võiksime niimoodi mingit liha siin sellele valemile juurde anda, mis iseenesest ei ole ju keeruline meelde jätta ega tahvlile joonistada ega saada vajalik viis, kui on selleks huvi. Aga mida ta meile siis ütleb? Jõud maailmas ei ole üksikut jõudu. Jõud esinevad alati paaris. Ja kui me mingis mõttes ühe nurga pealt on ta tautoloogiline, kui me ütleme, et jõud on vastasmõju mõõt ja see, et oleks millegi vahel vastasmõju, siis peab olema mingid kaks asja, eks ju. Aga siin on jälle see, et on näha, et Jumal kaob maailmast ära. Kaugemas mõttes, eks ju. Sest tema oli siuke ühesuunaline mõjutaja. Mingis mõttes. See on huvitav mõte. See on siuke taustamentaalsus. Ja ei, see mind huvitab. Või kui asjad kõik omavahel üksteist ilusti ära mõjutavad, siis ei ole mingit välist mõjurit enam vaja. Nad saavad omavahel ise hakkama. Asjad saavad omavahel ise hakkama, vaadake huvitav. Jah, see on antropoloogiline projektsioon Newtoni kolmandast seadusest. Jah, aga see on väga oluline selles mõttes ka metafüüsiliselt, asjad saavad omavahel ise hakkama. Ja seal samal ajal on ju deism, eks ole, et Jumal paneb kogu selle värgi ajal käima ja siis jätab, eks ole, asjad saavad omavahel ise hakkama, sest
kõik juba toimib siin niimoodi. Ja omasoodu, jah. Väga huvitav, väga huvitav. Nii, aga siis, et me siia nüüd liiga pikaks ei takerduks, gravitatsiooniseaduse kohta räägime sellest ka siis, mis see F võrdub G korda M1, M2 rõuduga, see jääb ka suhteliselt kiiresti meelde, on ka arusaadav, aga mis on selle laiem tähendus selles maailmapildis ja alustame ja täna ma saan väga hästi aru, milles on saatejuhi üles. nii on. Kuidas sa seda gravitatsiooniseadusele annaksid? No jällegi seda on ka siis ülemaailmseks või universaalseks gravitatsiooniseaduseks kutsutud. Mõte selles seisneb, et see on selline jõud, mis mõjub kõikide kehade vahel. Miks ta minu ja sinu vahel ei mõju? Liiga väiksed massid. No liiga väiksed massid, jah, just nimelt. Sest osutub, et see jõud tegelikult selle märapärase G, eks ole siis. Tegelikult selle G-ga on ka selles Newtoni teises seadus, selle G-ga on üks selline huvitav asi, et meil oli see valem, eks ole, et A võrdub F jagatud M-iga. Nüüd kui F on kaal, raskusjõud, siis on tema väärtus M korda G. Te näete, et sealt valemist lähevad M-id välja. No ja sealt tulebki see, et kõik kehad liiguvad ühesuguse kiirendusega siin maa raskus väljas. Ja. See universaalsus ikkagi tuleb sealt. Ja seal, kust Einsteinil sealt tulevad siis pärast see inertne ja raske mass tulevad sisse, eks ole. Inertne mass tähendab, see on see, mis selles Newtoni teises seaduses just figureerib, eks ole. Aga raske või gravitatsiooniline mass, need on nüüd need massid, mis istuvad Newtoni gravitatsiooniseaduses sees. Aga tegelikult Einsteini väide pärast oli selles, et need on need samad massid. Need on täpselt need samad massid. Jah, et universalism on ka selles, et gravitatsioonijõud mõjub mis tahes kauguselt. Ja ma selle paranduse teeksin, et Jaagu ja Ardo vahel on küll gravitatsioonijõud, aga see on lihtsalt imepisik. Sellest me rääkisime, et massid on nii väiksed. Aga see on välja arvutatav. Ja õpilased vahel arvutavad välja ka, et kui suur on neil üks vaheline tõmme. No tuntud Cavendish'i katse, eks ole, tähendab, kus nii-öelda küll suurte, aga ikkagi selliste kaunis inimlike mõõtu tina või pliikuulide vahel keerdkaalude abil püüti midagi leida ja leiti ka, tähendab siin hiljuti nagu kordas ülikooli ajaloomuuseumis seda katset, värises kõikus, aga midagi tuli nagu välja ka. Aga nii, et jah. Ja näiteks loodete seletus, eks ju, et kuu gravitatsioon on piisav, et tõmmata vee laine üles. Selle tegi kõik Newton, eks see tuli kõik Newtoniga. Nii, aga hästi. Nüüd, meil on siis läinud, meil on see tunnikene, vaata, et tuleb natuke anda juurde, et nüüd meil on, oletame, et Newton on nüüd enam-vähem kokku võetud ja hakkame liikuma siis nüüd Einsteini ja võtame siis Schrödingeri selliseks käilakujuks. Et mis sinna vahele jääb, sa ütled termodünaamika, mulle tundub, kas Faraday on järsku oma selle välja, et kuidas see, ütleme siis niimoodi, et 20. sajandi esimese kolmandiku lõpuks on Newtoni füüsika universaalsus. Newton oli maailma ajaloo suurim füüsik sellepärast, et ta suutis umbes panna püsti hästi töötava, selge, jagatava paradigma, mis püsis 200 aastat, võib öelda. Ja mis väljaspool füüsika tundub, püsib siiani mulle selline tunne. Jaa, sest kui kiirused püsivad alla kolmandiku valguse kiiruse, ta töötab siiamaani väga hästi. Väga rakenduslik. Nii, aga Jaak tahad lihtsalt... Ja massid on sellised normaalsed, mitte mingid imetillukesed. Ühesõnaga meie igapäeva kogemuses on Newtoni füüsika, Newtoni paradigma ju kehtib, eks. Väga rakenduslik, jah. Ja kehtib ta siis siiani, jah. Ja miks ma mainisin termodünaamikat, sest seda elati väga raskelt üle, sellepärast,
üks asi, mis sealt tuli, oli sisse statistiline matemaatika. Pilt läks segaseks ja kaootiliseks. Eks võib-olla mäletate Browni liikumist, selle kohta öeldaksegi kaootiline liikumine. Tuli sisse kaootiline liikumine ja kaos. Ja seda tõesti mõned elasid nii raskelt üle, et tegid enesetapu. Boltzmann ja seal mõni veel kusjuures. Aga paneme nüüd see telje paika niimoodi. Meil on siis, ütleme, võtame sümboliks 1687 on Principia, eks. Niimoodi ja ütleme, mis me võtaksime kvantrevolutsiooni. Mis sa, Jaak, võtaksid, ütleme, uue füüsika selliseks analoogseks paneme aastaks? Sinna 1913 siis selle Bohri vesiniku aatomi. Aha, väga huvitav. Aga Einsteini relatiivsusteooriad olid muidugi juba varem. 1905 oli erirelatiivsusteooria ja kusagil see üldrelatiivsusteooria, jah, see oli veidike hiljem, aga no, mis sa ütlesid, Bohri vesiniku? 1913 Bohri vesiniku aatomi mudel. Bohri vesiniku aatomi mudel, jah. Aha. Sest varasema teadmise põhjal nagu osutus äkki, et ei saaks olemas olla sellist asja nagu aatom. Aha. Ja. Kus see välja? Nüüd ma vajan selgitamist, sest me eeldasime ju seda, et Newton ka arvas seda, või ma seda küsisin eraldi, et Newtoni arvates mõjus see tema füüsikaga aatomitele. Ja nüüd sa ütled seda, et, ma lõpetan, et sellist asja nagu aatom ei saanud olemas olla, et nüüd on mulle vaja selgitust, et alustame Jaagust praegu. Tähendab, mis sina vahele tulid? Või võib ka teisest otsast alustada. Rutherfordi katsed, kes alfa-osakestega pommitas õukesi kullalehti, leidis, et need aatomid peavad olema sellised, et seal on üks selline suht väikene ja tihe positiivne moodustis, me nimetame seda praegu aatomi tuumaks, aga seal ümber on siis negatiivne laeng, kerged elektronid. Nii, väga ilus. See, kuidas positiivsed ja negatiivsed laengud omavahel mõjuvad, see oli ka hästi teada. See oli Coulomb'i seadus, eks ole, täpselt samuti sõltuvuskaugusest, nii nagu gravitatsiooniseaduse korral. Parameetrid on teised, tähendab, sinna ei lähe mitte massid, vaid laengud lähevad sisse, aga nad, kuna seadus sõltuvuskaugusest on sama, ta natuke aimab järele nad peaksid samamoodi ilusasti tiirutama need kerged elektronid selle positiivse tuuma ümber. Ja oleks kõik ilus, aga vahepeal istus Maxwell. Ütle mulle, Rutherfordi katsed on millal, tuleb sul see meelde? Umbes 10 aasta täpsusega. Kaunis mõned aastad enne või peaaegu samal ajal, kui tuli see Bohri aatomi mudel. 1910 midagi sinna kanti. Seal. Väga huvitav, nii. Asja keeras nässu elekter. Ja. Tundus, et... Maxwell. Jah, sest ilmusid, et osadel hästi väikestel kehakestel on selline asi nagu laeng. Laengu mõistet Newtonil puudub või? No ta elektrina oli eraldiseisvana olemas, eks ju, sest siis tegeleti suurte makrolaengutega siiski, suured laetud kehad. Eks ju, siuke staatiline elekter ja need olid kõik avastatud iseenesest. Ja muidugi see on ju... Aga siis, kui nad hakkasid seal, tõesti need Rutherfordi katsed, mis seletasid, eks ju, et alfa-osakesed pluss laenguga osakesed, neid lasti kullalehe peale ja üllatuslikult enamik läks täiesti läbi nagu siuh, eks ju, et nagu ei kohanud mingit takistust, aga osad kaldusid kõrvale, osad põrkasid tagasi. Ja sellest järeldus, et seal on see tuumavärk siis. Et kullalehes on need positiivsed tuumad, eks ju, mis siis mõjutavad ja panevad tagasi põrkama või kõrvale kalduma, et need on väga hõredalt. Eks ju. Ilmes üks maailmavaateline murrang on see, et aine lähivaates on väga-väga hõre. Väga hõre. Tohutult hõre. Et positiivne tuum õhukesest kullalehest lähebki läbi lihtsalt. Mis jällegi räägib ju vastu meie igapäeva kogemusele paljude ainetega, eks ole. Me teame, et paljud ained on tihedad, pidevad, tahked kehad, eks ole. Kivi. Ja. Ei lähe midagi läbi. Nii, aga huvitav, aga see on päris hea, et me hakkasime nüüd tagant poolt ettepoole liikuma. 1913 on Bohri vesiniku aatomi mudel, see kasvab välja Rutherfordist.
ja nüüd käis Maxwell läbi. Maxwell on meil mingi 1800, mingi 70 või? Umbes nii, jah. Eks ole, jah. Tähendab, Maxwelli seadused ja miks nad on olulised, laengute liikumine, millest me rääkisime, eks ole, Coulombi seadus teada, eks ole. See tuleb päris kaugelt aastateks. Coulomb oli jah 19. sajandi algus või? Varasemisega, jah. Okei, ma selle vaatan järele, Coulombi seadus. Aga mida ütles Maxwell, mis tuli välja Maxwelli võrrandist, tuli välja see, et igasugune kiirendusega liikuv elektrilaeng peab kiirgama elektromagnetilisi laineid. Jah, ehk kaotame energiat. Ja seega kaotame energiat, eks ole. No kaotama energiat tähendab, siis see tuuma ümber tiirlev elektron, ta seaks nagu järjest kukkuma sinna. Jah, seda sa rääkisid eelmises saates. Ja. Et ei ole stabiilne. Ja. Et ühesõnaga aatomi stabiilne planetaarmudel on võimatu. Ja. Elektri tõttu. Aga siiamaani on tegelikult see aatomi planetaarmudel igal pool ikoonina kasutatakse, sest seda on lihtsalt hea meelde. Aatomi planetaarne mudel on elektri tõttu võimatu. Jah, just elektri tõttu võimatu. Et see oli siis sihuke 20. sajandi alguse peavalu. No muidu oleks see on kahtepidine muidugi, ühtepidi ta elektrilistel jõududel põhinebki, eks ole, need, mis panevad ta kiirlema. Aga samal ajal elektrinähtused ise põhjustavad energia ka elektromagnetlainete kiirgumise. Jah. Kui ma kirjutan Maxwelli kohta, et igasugune kiirendusega liikuv osakene kiirgab energiat, siis on laetud osakene. Sest just massiga ei juhtu mitte midagi, nagu Newton ütles, eks ju. Ja siin tuleb nagu fundamentaalne erinevus sisse elektrilaengu ja gravitatsioonilaengu vahel. Ja gravitatsioonilaeng on üks see on siukasi ka olemas. See on massi metafoor. Eks ju, sest Coulombi seadus ütleb, et laengute vaheline jõud ehk Coulomb'iline jõud F võrdub K korda Q1 korda Q2 jagatud R ruuduga ehk täpselt samasugune matemaatiliselt pildilt nagu Newtoni gravitatsiooniseadus, kus F võrdub G korda M1 korda M2 jagatud R ruuduga. Tunduvad täpselt täiesti ühesugused. Täiesti ühesugused. Matemaatiliselt. Seda ma mäletan ka. Jaa, matemaatiliselt täiesti ühesugused, aga siis tundus, eks ju, et laeng ajab asja nässu, sest laengu puhul tõepoolest kiirendusega toimub alati energia kadu. Nii. Ja siia võib panna, teistpidi vaatas seda asja Einstein 1905 fotoefekt ja fotoefekt siis täheldati seda, et elektromagnetkiirgus ehk kvant, elektromagnetkvant, kvant on elektromagnetkiirguse pakett, võib lüüa aatomist välja elektroni. Ja kusjuures selle eest on ju Einstein Nobeli preemia, just selle eest, mitte relatiivsusteooriate eest. Ja 1905 oli see Annus Mirabilis, kus ta tuli need 4 artiklit või palju tal need oli. Jah, siis oli nagu fotoefekti selline täiesti. See on uskumatu, kus ikka mõned tuleb üks Einstein ja kirjutab oma 4 asja. Kõva kährik oli, jah? Jaa, ikka täitsa uskumatu. Ja vaata seda Newtonit. Siis ei saa eluaega aru nii lihtsalt asjast kui kvantmehaanika. Jah. Selle kohta ma kuulsin raadiost head laused, et kõik on lollid ja igaüks on loll omamoodi. Mõni haruldane on omamoodi tarka selle juures. Seda Einstein oli. Jaa, aga Maxwell 1870 on siis kunagi, eks ole, või midagi. Aga Faraday? Enne seda juba. Varasem 1850. Nii palju, nii vähe varasem. Jaa, ja tema on nagu selles mõttes huvitav, et tema hakkas hästi palju elektriga mängima. Et tema... Ma küsin vahele, kas Newton üldse elektri kohta arvas midagi või? Mul kohe nagu ei sähvata. Mitte väga... Ta küll valguse ja optika kohta seda ta tegi, jah. Aga elekter teda väga ei tõmmanud, jah. Ja iseenesest elekter oli nagu, kui ta tuli, siis ta oli nagu kultuuriliselt väga huvitav. Vaata, Frankenstein elustati elektriga ja et teda hakati niisuguseks elujõuks pidama. Ja magnetid ja magnetism oli ka selline väga müstiline asi alguses. Mesmerismi seansid, jah. Ja nii palju ma jõudsin mingi Schrödinger elulugude sirvida natukene, et seal väidab, et Galileo sai just Gilbertilt palju sellist, peaks klappima eluaastat vist.
võimalik. Praegu ei turgata see seos. Nii, aga Faraday juurest oleks hea liikuda. Kas ma saan aru, et väljamõiste tuleb koos Faradayga või? Faraday suuresti tõi väljamõiste sisse. Räägime sellest ka, et mis tuu on siis? Et miks nagu seda välja vaja on või välju või et füüsikutele hirmsasti ei meeldi selline asi nagu kaugmõju. See tähendab see asjaolu, et üks keha on siin ja teine on kusagil seal ja siis on nende vahel mingisugune müstiline mõju. Vahepeal midagi ei ole, aga mõju on, vahepeal või isegi vaakum olla, aga mõju ometigi on. Jah, see, mis nagu Newtoniga tuli ju, eks ju. No sellest väljapääsemiseks või kõrvale hiilimiseks või kuidas võtta, tuligi siis see väljamõiste, tähendab, et tegelikult nende vahel seal ruumis ikka üks selline füüsikaline entiteet on, mis täidab kogu nende vahelise ruumi, mis teatud tingimustel võib seal levida, aga siis on niimoodi, et väli mingisuguses ruumipunktis põhjustab välja järgmises punktis ja nii edasi, nii et me saame sellise nagu mõju pideva leviku. Välja on vaja mõju pidevaks levikuks. Ühe keha juures teise keha juurde. Jah. Välja on vaja mõju pidevaks levikuks. Ja alguses ma saan aru, sellest eelmises saates sa mainisid, et see oli alguses oli ta siukene pigem matemaatiline abikonstruktsioon ja pärast tuli talle siukene siis ontoloogia taha või? Ja pärast hakkas järjest enam sellist füüsikalist sisu ja reaalsust omandama. Lõpuks kuni siis selleni välja, et ta võis tõepoolest iseseisvalt ruumis elektromagnetiline väli võis iseseisvalt ruumis levida elektromagnetiliste lainete kujul. Ja see on see huvitav asi, et see on mille kohta ma ütlesin kujutlusvõime kriis, et me ei suuda hästi ette kujutada muud vastasmõju kui kontakt. No kas see ei tule mitte sealt, seda on siit ja sealt kuuldud, et ikkagi selle, kui me nüüd vaatame filosoofiliselt, lähme Descartesi juurde ja et see kogu see mehhanitsistlik filosoofia, et seal on see kellamehhanism on justkui see metafoor, mis seal taga on, et seal peab olema üks hammasratas lükkab teise käima ja vaat sellest me saame väga hästi aru, sellepärast me näeme üks hammasratta hammas lükkab ilusti teist, on kontaktis, eks ju. Aga ilma kontaktita see oleks niimoodi, et hammasrattad on ühe laua nurga peal ja seierid teise nurga peal ja siis kuidas paneb liikuma. Ja see on tegelikult, kui mõelda selline väga veider tunne või kogemus, kui te magnetitega mängite. Ja, on ju veider. Väga veider. See on meeles siiamaani. Mul on lapsepõlves meeles see, et mis see nüüd on. Väga veider, eks. Üliveider. Selle vahel on väli. Mul on kusjuures meeles see kogemus, mis see nüüd on. Ja väli on seal siis vahel, ja kuidas me välja, ma olen seda küsinud varem, aga ei tee paha seda üle küsida, kuidas me välja praegu defineerime füüsikapikutes? Vastasmõju vahendaja. Vastasmõju vahendaja, jah. Defineerimegi vastasmõju vahendajana. Võib veel seal öelda siukese kõrvutavaid omadusi, et aine täidab ruumi, väli ei täida ruumi. Välja puhul kehtib superpositsiooni printsiip, välja siis saad ühte ruumi panna põhimõtteliselt nii palju kui tahad, lõpmatu hulk. Üks väli ei sega teist, igasuguseid selliseid asju võib öelda. Jah. Nüüd need mõju vahendavad väljad küll. Või need väljad, mille kohta me bosonväljad praegu ütleme. Aga see on juba kvantmehaanika. Jah, seal sa rääkisid, et fermionid ei saa ühte ruumipunkti kokku panna, seda ma ka konspekteerisin täna rongis. Aga see viib meid praegu... See, et sa ei saa ruumi valgust täis panna. Sa saad ühe valguskiire teisest läbi suunata niimoodi, et üldse ei mõjuta ega sega teist. Just. Okei, aga nüüd tuleme tagasi selle ajateele juurde. Meil on 1687 on Principi ja nüüd 1913 Bohri vesiniku aatomi mudel, et kui me nüüd hakkaksid 1913 edasi veel minema, et ma olen saanud praegu ajateljel 1850 Faraday, kas oleks veel midagi olulist, mis meil oleks vaja nüüd panna Principi ja Faraday vahele?
mis te arvate? No ma ei ütleks, et niisugust maailmavaateliselt olulist, no füüsikaloos on loomulikult need Alessandro Volta ja Luigi Galvani, kes hakkasid nagu seal elekter. No sealt, kus see elekter oma juurikad alla said. Aga nemad tegelesid ikkagi suurte makrokehadega, eks ju, suured laetud kerad ja Galvani element, eks ju, mis on esimene alalisvoolu allikas, noh, patarei eelkäijad. Aga need olid kõik suured asjad. Okay. Eks see, et aatomil kukkus põhi alt ära tänu sellele, et ikkagi väga väikestel asjadel tundus olevat laeng, eks ju, elektronil laeng, tuumal laeng ja siis kuidas nad omavahel sinna klapitama panna. Kuidas nad stabiilselt panna, võiks öelda, et see on see, kust kvantfüüsika tuli. Sest no, on arusaadav, et nad olid seal mingi igavere liikumine käis, aga kuidas panna elektronid ja prootonid ehk plusslaenguga ja miinuslaengud ühte kohta, enam-vähem ühte kohta, niimoodi, et see süsteem oleks stabiilne. Ja võt see hakkas, sest võt siin nüüd nagu Newton ei andnud abi. Eks ju, kuidas see stabiilselt panna ühte kohta, sest fakt oli see, et aatomid olid väga stabiilsed, aga üritati neid modelleerida selliseid asju, siis ei õnnestunud panna kuidagi stabiilselt elektroni ümber prootoni pöörlema. Ja seal see stabiilsuse küsimus oligi see. Sama küsimus Jaak sulle ka, et kas sa paneksid siia Faraday ja Newtoni vahele veel midagi sellist olulist, millest peaks rääkima enne, kui me lähme nüüd Bohri juurde ja hakkame sealt liikuma? Ei, võib-olla peaks, muidu me võib-olla ei jõuagi väga kaugele. Ja. No Faradayst ei saa üle ega ümber siin ma. Noh, välja mõitada, jah. Ei saa, eks jah. Okei, aga siis, ma vaatan järele, mis ma siin konspekteerisin, sealt võib-olla siit ja edasi minna. Ma kuulasin ka me eelmise saatega üle uuesti. Aha, mis sulle? Ega me väga metsa ei pannud, midagi ei valetanud, midagi ei pea häbenema, mis me rääkisime. Võib-olla ei midagi puudu. No, seda võib alati olla. Ei, seda nii jääb, eks, aga mis... No ja Faraday kohta ma ütleks veel seda ajalooliselt, et tema on üks suuremaid süüdlasi selles, et ta tekitas valge inimese sõltuvuse ehk sõltuvuse elektrist, mis on sõltuvusväli. Sõltuvusaine. Praegu, kui elektrihinnad on kõigil pea valutama, siis enne Faradayt polnud keegi osanud kartagi sellist muret. Jah, see olid teised mured küll. Jah, see oli täiesti elektrieelne aeg ja maailm. Ja vaata, kas ma nüüd... No jah, jah, võt. Aata üks, mis ma olen pannud siin NB lausa, ja sellest me juba natuke siin rääkisime, et aatomi ümber pidevus puudub. Ma saan nüüd aru niimoodi, eks, et esialgne lootus oli siis see, et aatom on nagu see aatomi planetaarmudel, et need osakesed, mis seal ümber siis tiirlevad, et need alluvad ka Newtoni füüsikale. Kas see oli esialgne lootus? Aha, siis ma saan ikka õigesti aru, jah. Ja laeng keeras asja tuksi. Anname sellele palun, mis on laeng üldse? Mis tuum? Vot selles maailmapildis on ta kehade fundamentaalne omadus. Mille, eks ju, kui massid vahendavad või gravitatsioon vahendab masside vastasmõju, siis laeng ehk elektriline vastasmõju ehk kulooniline vastasmõju on uus vastasmõju liik. Aha, täiesti uus vastasmõju. Ja kusjuures, eks ju, ta on rangelt binaarne, on plussid ja miinused. Aga massid on, mass on mass. Eks ju, seal juba see diskreetsus tuleb juba laenguga siis võimõtsid ja siis... Selles mõttes, eks ju, et on kahte tüüpi, on tõuke ja tõmbejõud, aga gravitatsioonilist tõukumist ei ole. Gravitatsioon ainult ja ainult tõmbab. Ja. Eks ju, aga laengute vahel on ka väga saab tõugata ka, sest seal on eri nimelised laengud, pluss ja miinus. Ja siis on veel oma ette kehad, kellel pole üldse laengut. Eks ju, massite kehasid olla ei saa, laengute kehad saavad olla. Laengud saavad tekitada nii tõmbe kui tõukejõudu. Laengud erinimeliselt. Pilt läks märksa kirjumaks. Ja millal tuleb laengu mõiste sisse? Kuloon. Selles mõttes, et no okei. Kuloon on meist, mis aja? Tema on meil mingi siis... Ta on Faraday ja Newtoni vahel kuskil seal. Paikse siia peaks ikka kulooni panema siis nii. Koulomb. Ja, ma tean seda. Jaa, aga hakkame siis liikuma nüüd, tuleme siis nüüd, meil on tubli 40 minutit julgelt, 50 minutit, et nüüd oleks vist ikkagi aeg hakata siis, ma arvan, sellest Jaagu
sõnasabas kinni, et kui ma palusin valida sul selle sümbolsündvuse selliseks uue füüsika tekkes, et siis sa kuidagi esimesena see põlveõndra reaktsioon oli boori vesinikuaatomi mudel, et anna palun kõigepealt sina siin natukene sellele siis, miks see nii oluline on ja hakkame siit siis edasi liikuma. No oluline seepärast, et ta tegelikult andis algimpulsi kvantmehaanika arendamiseks. Ta oli esialgu oli selline, kuidas nüüd öelda, peaaegu et kunstlik või ad hoc katse situatsioon ära lahendada, jõuga ära lahendada, lihtsalt postuleerides, et teatud orbiitidel, seal elektroni orbiitidel ümber vesinikuaatomi sellist kiirgumist ei toimu, et need on stabiilsed. Aga need ei olnud ka mitte päris suvalised orbiidid, vaid sellised orbiidid, kus pöördimpulss omas teatud kindlaid kvantiseeritud väärtusi. Ja nende väärtuste hulgas oli siis ka kõige see, mis vastas kõige väiksemale energiale, põhiseisundile ja kuna ta oli nüüd postuleeritud stabiilseks, sealt enam energia kusagile kahaneda ei saanud ja aatom oligi hopsti stabiilne. Lihtsalt väitis seal niimoodi. Jah. Aga loomulikult need olid suht kunstlikud väited ja ega nad füüsikuid rahuldada saanud ja siis hakati selliseid järjekindlamaid teooriaid arendama. Neid tuli õige mitmesuguseid ja erinevaid, tähendab. Oli kõigepealt Schrödinger, kes siis lõi oma kvantmehaanika või lainemehaanika, mis siis tugineb suuresti sellel Schrödingeri võrrandil ja kui see siis vesinikuaatomi jaoks ära lahendada, siis sealt tulevadki välja sellised statsionaarsed või stabiilsed seisundid või aatomi omaolekud, aga millel on nüüd see omadus, et kui klassikalises aatomis või liikumisel see energia põhimõtteliselt võib nagu suvaline olla. Suvalisel kaugusel tiirutab seal ümber. Ja kuu võib olla maast, eks ole, mis tahes kaugusel. Siis tuleb välja, et sellisel kvantmehaanikul või Boris Schrödingeri aatomil saavad energiat omada ainult teatud kindraid kvantiseerituid väärtusi. Ja seal tulebki siis see energiate diskreetsus või mittepidevus sisse. Ja kvant viitabki just diskreetsusele, eks ole. Jah. Et miks see sellisele newtonlikule maailmapildile nii tohutult peavalu valmistab on see, et kui järsku selguks näiteks, et lennukid saavad sõita ainult 9, 11 ja 13 kilomeetri kõrgusel. See on nagu täiesti jabur, eks, et mingid vahepealsed see ei saa. See on nagu jabur ei tööta. Aga aatomis me ei räägi enam mikro või ma ei tea mis, vaid energiatasemetes siis või? Hoopis teistsugune mingi kategooriata ju või? Siis lähebki asi käest ära, et enam ei saa rääkida õieti orbiidist ja kaugusest, vaid hoopis õigem oleks öelda energia. Kogu see teine mõisted muutuvad täiesti või? Aga huvitav. Aga peavalu sellest ei kahane, sellepärast, et kui me saame öelda, et lennukid saavad sõita 9 kilomeetri kõrgusel 100 kilti tunnis ja järgmine koht, kus ta lennata saab, on 13 kilomeetri kõrgusel ja 50 kilti tunnis, eks ju. See on, kiirus oleks siin energia ekvivalent. Ja mis mõttes ei saa vahepealseid energiaid olla? Sest see on newtonlikus maailmapildis samamoodi jabur. Vahepealseid energiaolekuid ei saa olla. Et see on nagu täielik pööre, jaburus, hüpe, et mingid vahepealsed energiaid ei ole võimalikud. Hakkasid ju pihta, mis ütles Jaak alguses, et Newton andis meile vahendid pidevate muutuste kirjeldamiseks. Newton eeldab pidevat maailma. Ja siis oli maailm pidev, sest maailm oli modelleeritav reaalarvuliselt. Ja kahe reaalarvu vahele sa saad alati panna kolmanda reaalarvu. See on selle definitsioon. Siis kui reaalarvuline modelleerimine kaob ära. See on ju jumala jabur maailm. Ja nagu ma ütleks, et kvantmaailmas kaob ära siis reaalarvuline modelleerimine. Jah, on mingid tšakk ja tšakk, mingid hakitud tükid, eks ju, sul saab olla üks energia või teine energia. Vahepealset energiat olla ei saa elektronil. Teisipidi tuli muidugi sisse see, et reaalse ja pideva maailma kirjeldamiseks osutusid vajalikud hoopis kompleksarvud.
jah, Jah. see Schrödinger hakkab ju kompleksarvudega. Lainefunktsioon on üldiselt kompleksarvuliste väärtustega funktsioon ja mis see füüsikaline tagamaa on selles, et kompleksarv, kui tema abil mingit võnkeprotsessi kirjeldada, ta võtab ühte arvu kokku nii selle protsessi amplituudi kui ka faasi. Sellest sa See rääkisid tähendab, eelmises saates. et osakesed ka sellistel punktosakestel, no nüüd tekib nagu faas juurde, mis on nagu laineprotsessidele klassikaliselt omane. Nii et selline teisipidi moment ka. See kompleksarvu mõiste oli siis juba kusagil matemaatikutel juba valmis mõeldud varem, et see oli niimoodi riiulist võtta. See oli riiulist võtta, tähendab nii nagu ka väga huvitav. Nii nagu ka, seal tehti erinevad, Heisenberg tegi ju erineva kvantmehaanika variandi, tema lähtus siis asjuurusest, mida ta operaatoriteks nimetas või seda kutsuti ka maatriksmehaanikaks, sest need olid matemaatiliselt, need asjad, millega tema opereeris, need olid matemaatiliselt maatriksid tegelikult, mis siis kirjeldasid mõõdetavaid suurusi või mille abil sai mõõdetavaid suurusi välja arvutada. Ja neid erinevaid keeli või seal tuli neid pärast veel, tähendab, Feynman pani selle kvantmehaanika siis teatud tema joonistas seda integraalidena mööda, temal olid need sellised kujundlikud graafilised kujundid, aga teatud trajektorintegraalide kaudu või mingisugune suurus, mida rehkendati pikki mingisugust osakese liikumisteed, aga kui klassikaliselt oli osakesel ainult üks võimalus määrata, kuidas ta sai liikuda, siis kvantmehaanikas läksid kõik need erinevad teed mängu teatud tõenäosusega või õigemini ka sellise kompleksarvulise väärtusega. Aga kus see kompleksarvu mõiste üldse tuleb, kes selle taga on või? Seda võib järele vaadata. Äkki on Euler? Euler või? Võimalik, jah. Võimalik, sellepärast, et eks ju seda... See lõhnab mingi 18 sajandi järgi või? 18 või 19. Eks ju, sest seda kompleksarvu tähis on E. Ja seal on reaalose... Imaginaarkomponent. Jah, reaalarvuline imaginaarne komponent, eks? No siin praegu spekuleerin, ei pruugi absoluutselt. No saab järgi vaadata, ärme siia takerdu, aga... Aga jällegi niimoodi minusugusele keskmisele raadiole kuulajale, et üritaks selle kompleks, ärme siia takerdu, aga niimoodi paari sõnaga, et mis tuum? See on selles mõttes jabur, et ta ei ole reaalarv teljel, et tema kohta ei saa öelda ei pluss ega miinus. Ta sisaldab komponenti, mida ruutu võttes saad -1. Jah, see on see imaginaarkomponent, eks. Ta koosneb nagu kahest komponendist, eks ole, ja mis tema võlu on või miks teda füüsikas laine või võnkumisprotsesside kirjeldamisel laialdaselt kasutatakse, et veel kord, ta võtab kokku amplituudi ja faasi ja nende arvudega saad sa vahepeal formaalselt opereerida nagu suvaliste arvudega, teha algebrat, liita, lahutada, korrutada, jagada, eks ole, ja alles siis lõpus, kui sul on lõpus on sul vaja, ütleme, reaalarvulist tulemust, sellepärast, et reaalse maailma või mõõtmisega võrrelda, saad ühe lihtsa operatsiooni teostada, kus sa siis sellest kompleksarvust saad selle reaalosa kätte. Väga huvitav. Sest normaalsel inimesel peaks tulema mõistusesse veateade, kui ta ütleb... ruutjuur -1, eks ole. Seal peaks andma veateate. Jah. Aga et see on see veider, et maailmas kuidagi et see töötab miski pärast. Jaa. Aga siis see võnkeprotsess, Schrödinger poolt siis muidugi, või ma eeldan mitte kaugeltki esimene, kes seda kompleksarvu füüsikas kasutas, kui sa ütled, et see oli võnkeprotsesside kasutamiseks, oli juba varem või? Ma oletan, et elektrivõnkumiste ja taoliste asjade kirjeldamisel oli teda kindlasti varem kasutatud. Nii, aga siis lähme siis siit nüüd Bohri sellest vesinikuaatomi mudelist edasi, et mis oli siis see suur küsimus, mis sellest Bohri vesinikuaatomi mudelist välja kasvas, kordaks selle üle veel palun, et mis pidi ju nüüd rajama mingi lükkama mõtlemise mingisse suunda, et mis see küsimus oli, mis sealt
No ma arvan, et see on, kuidas on stabiilne aatom võimalik. Kuidas on stabiilne aatom võimalik, jah. Ja see nagu see, mida Bohr välja pakkus, oli selline Vigane. Küllaltki kunstlik konstruktsioon ja loomulikult taheti siis mingit sellist sügavamat või ulatuslikumat või põhjendust sellele asjale, et mis see siis nagu see sügavam teoreetiline tagamaa on nendele Bohri postulaatidele või postulaadile. Kuidas on aatomi stabiilsus võimalik, jah. Ja laengu mõiste oli see, see on täiesti uus vastasmõju. Ja tuleb kulonilt. Ja see lööb siis ikkagi, hakkab seda, siis Newton seda vastasmõju siis ei tundnud veel või? No tähendab, elektrit ja magnetit tunti küll, aga seda vaadati ka, et ei olnud veel niisugust elektroni ja prootonit, eks, ei olnud elektroni ja positiivset tuuma. See tuli Rutherfordiga alles või? Lõplikult Rutherfordiga, kes need... Sest need katsed, mida tegid seal need varasemad tüübid, eks ju, need on nagu koolifüüsikast õhupalli vastu pead umbes ja näed, et tal tekib mingi omapärane omadus. No, kus see elektritüvi tuleb verevaiguga vastu. Jah, just selles, sealt see läheb ju all the way down, eks. Ja et lihtsalt tekivad mingid omapärad vastasmõõd, hakkab tõmbama üksteist ja mingi asi või seal tõukuma. Ja need olid suurte makrokehadega, eks ju, et seda saad vaadata nagu mingit suurt omadust. Just, jah, see oli suurte makrokehade omadus. Ja. Nii, aga mis siis edasi saab, et pärast Bohri vesiniku aatomi mudelit 1913, kuidas on aatomi stabiilsus võimalik? Mis on järgmine käik? Selleks luuakse, nagu ma ütlesin, rida erinevaid kirjeldusi või kvantmehaanilisi keeli või selle fenomeni selgitamiseks. Selle fenomeni selgitamiseks. Ja need olulisemad on? Need Schrödingeri lainemehaanika, siis Heisenbergi maatriksmehaanika või operaatormehaanika, veidi hiljem siis Feynmani trajektoori integraalid. Nüüd ma saan aru sellest, jah. Ja sa paned isegi Feynmani selle siis Schrödingeri ja Heisenbergiga ühele sellisele... Kui ühe erineva selle, kvantmehaanilise kirjelduse või kvantmehaanilise kirjeldamise keele väljatöötaja. Aga mõneti hilisem ja kusagil siis, David Bohm ka põhimõtteliselt oma selle pilootlaine teooriaga, mis küll eriti nagu läbi ei löönud, aga ka teatud võimalus. Pilootlaine on ilus meelde kujund. Ja võib-olla veel üks huvitav asi on see, et elektron lakkab olemast kuulikene, mis seal juhtub. Eks ju. Sest varasemalt oli ikka, millel on seda aatomit modelleerid väikse pallikesena. Millel on mingi omadus, nagu väiksel pallikesel saab olla mass. Okei, on teist tüüpi pallikesed, millel on laeng ka. Aga see, mis seal nüüd aatomi mudelitega, nende arendamisega kvantfüüsikas ära kadus, on see, et elektron lakkas olemast pallike. Tuuma võis veel pallikeseks jätta. Aga elektron ei olnud enam pallike, laineomadused hakkasid ilmnema. Eks ju. Või lainetamise omadused ja mis on nagu hoopis teine asi kui mingi kuulike. See tähendab sellepärast, et laine ei ole ruumis lokaliseeritud. Just. Üks vastupine asi toimus veidi varem ka valguslainega. Kui valguslainest sai kuulikene Einsteini järgi, mis siis seda fotoefekti põhjustab, lööb need on need footonite lugu. Jaa, footonite lugu. Aha. Aga see on ju see sama, mis see Huygens ja Newtoni vaidlus valguse omadustes, seal Huygens, eks see oli ka nagu, ja siin oli ka nagu väga suureks komistuskimiks oligi Newtoni hiiglaslik autoriteet. Just. Ja kus tagantjärgi tundub see vaidlus muidugi totter, eks ju, et üks ütleb, et vaata, siin on lestad all, järelikult on tegu pardiga, teine ütleb, et vaata, siin on karvad, järelikult on tegu imetajaga, eks ju. Aga nagu keegi ei tule selle peale, et tegu võib olla nokkloomaga. Et ongi mõlemad omadused, eks ju. Samal tegelasel on, eks ju, et mõlemal oli õigus. Väga tolerantne, aga hirmus vaidlemine käis pikka aega. Ja talle Goethega käida, nad Goethega küll.
see vaidlus oli ka. No Goethega muidugi, Goethe oli ka hiiglaslik autoriteet muidugi. Aga see... Goethe värvusteooria, see on, ma ütleks, kuidagi fenomenoloogiliselt korrektne. No täpselt. Eks ju, sest Goethe oligi fenomenoloog. Goethe jättis nägemise ja selle tagasi. Aga Newtoni kohta võib ka huvitavaid näiteid teha, kui suur saab olla teada tahtmiskirg, sest ta ju vaatas põrnitses päikesesse, et vaadata, kui ruttu jääb pimedaks umbes ja pani isegi enda naaskli silma ja tegi ikka, endaga tegi ka väga jõhkraid katseid. Ta oli nagu meeletu askeetika ja valmis ennast piinama tõe nimel. Karakterit oli seal tõenäoliselt, ma ei ole ta elulugu lugenud ja ma ei ole ka ausalt ühtegi, vist ühe dokumentaali vaatasin, aga karakterit on seal ikka kõvasti. Ta oli vastik inimene, seda on kõik rääkinud ja näiteks, et selle... Seda on kuulda olnud. et kuskil kirjast ütles ka, et ta umbes selle diferentsiaalarvutuse, millega ta töötas selle välja selleks, et murda Leibnizi süda. Ta teadis, et selleks Leibnizil hirmsalt korda, eks ju, Leibniz aretas seda välja ja siis ta tahtis nagu kiusu pärast talle ära panna, eks ju, ta teeb ise enne ära ja paremini. Ja see on kusjuures tema motivatsioonis, ma tema elulugu natuke tean, et ta oli selline uimane töllakas unistav introvertne poiss, eks ju. Ja siis teda natuke togiti seal koolis ja ükskord mingi klassikaaslane lõi teda jalaga kõhtu, umbes niimoodi. Tal oli hästi valus ja siis tal nagu midagi kihvatas. Ta kargas sellele lööjale peale ja tampis ta näo vere pudruks umbes. Ja siis kuskil on mälutanud, siis tundis, et see on nagu hea tunne, eks ju. Ja võib öelda, et Leibniziga ta tehtis teha sama. Mingis mõttes tal oli siuke sadistnik ja vastik ja kuri alge oli sees, aga ta on kõigest hoolimata maailma ajaloo suurim füüsik, ma arvan, ja sellest hoolimata, et ma ei tea, võib-olla... Ja ta ütleb, et Burt ütleb, Edwin Arthur Burt, kellest me siin oleme ka saatnud, et matemaatilise kujutlusvõime osas ei olnud Newtonile, pole vastast olnud inimese ajaloos, väidab tema niimoodi, ma ei tea, kas ma ei väida ennast olevat pädev hindama sellised väited, aga meelde see jäi. Diferentsiaalarvutus on ju tõesti, ta on nagu väga hämmastav asi. Sul on lõpmatu palju, lõpmata väikseid asju, 2 lõpmatust, eks ju, ja sa kuidagi liidad annavad lõpliku asja suur. Ja see tõesti kreeklastel käis üle jõu igatpidi. Liikuv nool ja Hilleus ja Kilpkon ja need ja. Et tundub, eks ju, et kui tõepoolest mingid asju lõpmata palju ja nad on veel lõpmata pisikesed, kuidas sa need kokku liidad? Just 2 lõpmatus kokku liita, see on... Jah, aga opsti tuli välja. Hea. Hämmastav. Aga siis ütleme niimoodi, 1913 ikkagi see Bohri vesiniku aatomimudel ja 4 keelt siis Schrödinger, Heisenberg, Feynman ja Bohm. Kas me jõuame... Kõik püüavad samast asjast rääkida nagu. Jah, mingis mõttes. Aru saada sellest, milline see mikro... See, mis seal murenema hakkab, on ka see maailma ühtsus. Sest tundus, et mikromaailm käitub hoopis teiste reeglite järgi kui makromaailm. Ja. Sealt läks asi käest ära. Ja. Et maailm ei ole ka selles mõttes pidev. Nii, jah. Ja kui me ütleme selle välja, et näiteks mingitel, et nanomeetritele kehtivad teised reeglid kui meetritele, siis see tundub kuidagi nagu veider. Eks? Me oleme nagu kuidagi pideva maailmaga harjunud. Enam-vähem. Sealt tuli sisse ka see uus või universaalkonstant, Plancki konstant. Ja ma tahtsin Planckist, jah, et Plancki, see tumeda keha probleem oli ju ka seal, eks ja, mis mina olen lugenud nii vähe, sealt see valgusvälja kvantimine nagu välja tuli või valguse kvantiseloom või ja Planck on sajandi vahetus, eks ole? Ja Plancki konstant on see suurus, mis, et kui ta valemites viia nulli kunstnikult, et siis me saame kvantmehaanikast klassikalise mehaanika või kvantmehaanika valemitest või piiril nad lähevad üle, piiril, kus või Plancki konstant läheb lõpmata väikseks, peavad need valemid üle minema klassikalise füüsika valemiteks. See on huvitav. No nii nagu ka on kui me valguse kiiruse viime lõpmatuks, eks ole, siis me saame ka klassikalise füüsikale, mitte relativistliku, vaid. Jah, aga et need ei ole.
ja see, mida ma tahtsin vahele pista, oli lihtsalt, et Planck pidas aastal 1900 Tartu Ülikoolis ühe loengu. Tõsi ka või? Ja see on akadeemias ära tõlgitud või tähendab ära toodud. Et jah, siuke lihtsalt tore kultuurilooline faktike. Ja seal ta ka, no tema oli see kurikuulus tegelane, kellele öeldi, et seal nutikas poiss, et ära mine füüsikat õppima, et füüsika on valmis. Et see näitab, kui kristalliseerunud see maailmapilt oli, mis seal mõranema hakkas. Jah, seda on ka oluline meeles pidada, eks, et kui tõesti maailmapilt oli valmis ja ja Kuhn, kusjuures see sama paradigma vahetaja Kuhn tsiteerib teda vananeva Plancki ohet, kus Planck ütleb, et tuleb välja, et paradigmad või suured teadusteooriad ei vahetu mitte seepärast, et tulevad uued inimesed ja lasevad näha vaimuvalgust teistel, vaid lihtsalt see, et vanade maailmapildi kandjad füüsiliselt surevad ära ja tulevad uued oma uute ideedega, et inimene ei vaheta oma kolus väga kergelt paradigmasid. Einstein on siin ikooniline näide muidugi. Aga kui me nüüd läheme siit Bohri vesiniku vaatame mudelist edasi, et mis oleks järgmine selline oluline teetähis, et siis füüsika ajaloos samasuguse mastaabiga ja samasuguse mõjuga, mis sa Jaak sinna pakkusid? No seda kaudu, kui me seda kvantmehaanika teed liigume, eks ole. Eritee oleks, kui me läheksime nüüd üldrelatiivsusteooria ja kosmoloogia ja nende asjade kaudu, eks ole. Kas meil selleks vist ei jätku? Selleks meil ei jätku aega. Vist ei jätku aega, jääme siis selle peale, kui alguses mõtlesin. Selle kvantmehaanika juurde. Sealt tuli kõigepealt tuli sealt selliseid õige mitmeid uusi ja üllatavaid efekte välja, eks ole. Määramatuse printsiip. Heisenberg. Jah, Heisenberg, aja ja energia, koordinaadi ja impulsi vahel, siis ütle palun sellele veel, selle määramatuse printsiip sellest. Määramatuse printsiip. Aga mis see teine, et sellest määramatuse printsiibis ma olen kuulnud, aga mis see teine sellest, mis sa hakkasid praegu rääkima? Määramatuse printsiip tähendab, seal on neid mitu erinevate suuruste vahel. Aja ja energia vahel, siis on asukoha ja impulsi vahel ja seal on nii. Aga siis näiteks kvantmehaaniline tunneleerimine, see on selline nähtus, et kui klassikaline osake istub kusagil mingisuguses potentsiaali augus, millel on küll lõpliku kõrgusega seinad, aga kui tal ei ole piisavalt energiat, ta ei saa sealt välja ronida. Ta võib seal sedasi võnkuda ja liikuda, aga ta on määratud jääma sinna sisse. Aga kvantmehaaniline osakene võib sealt välja tunneleeruda või teatud kvantmehaanilise protsessi tõttu, teda ei saagi nagu sinna jäädavalt või üheselt sinna ühte auku paika panna. Tal on teatud tõenäosus läbi imbuda nagu sellest barjäärist. No selle tulemusena näiteks kõik radioaktiivsed lagunemised ja taolised asjad toimuvad. Siis need kuulsad põimseisundid, mis on nüüd tegelikult tähendab, miks meil võib-olla on ka kohane neid teemasid uuesti üles võtta, see on see viimane Nobeli preemia ikkagi, mis läks just tähendab nende... See ei olnud enam Penrose, vaid see on... Ei, see on märksa hilisem või see on nüüd väga hiline. Nädalate suurusel. Jah, see on siis kolm venda. Alan Aspect, John Clauser, Anton Selinger. Püüan eesti keele ümber panna siis eksperimentide või katsete eest põimfootonitega, mis tegid kindlaks Belli võrratuste rikkumise ja mis olid siis ka pioneersed kvantinformaatika väljaarendamisel. See on selline küllaltki minu arust haruldane või formulatsioon või väga konkreetne formulatsioon, kus viidatakse ühele väga konkreetsele valemile, mille eksperimentaalset rikkumist siis need vennad näitasid. Aga milles oli asi oli selles, et aastal
aastal 64 ja ilmus tuntud John Belli, ja sellest sa rääkisid John Belli töö, eks ole, kahjuks ta ise 1964. jõudis vahepeal ära surra juba, muidu ta oleks minu arust ka väärinud seda Nobeli preemiat koos nende eksperimentaatoritega. Aga töö oli olemuslikult oli see Belli töö lihtne, tähendab, ta ütles, et kui meil selle kvantmehaanika, selle veidra kvantmehaanika taga istub tegelikult ikka mingisugune täiesti määratud ja ühene ja klassikaline füüsika. Seda otsis ka Bohm, eks? Ainult nii hästi, ma ei saa. Nii. Aga ainult, et me ei tea seda, et seal on mingisugused parameetrid, niinimetatud varjatud parameetrid, mis tegelikult ikka asja üheselt paika panevad. Ja. Et kui me neid teaksime, et siis olekski kõik hästi. Aga mida Bell näitas, et kui sellised varjatud parameetrid, ükskõik millised, aga et mis panevad asja üheselt paika ja lokaalselt paika, olemas on, et siis see teatud katsetes, teatud kvantmehaanilistest katsetes või teatud sellist osakestega tehtavatest katsetest, on need siis elektronid või footonid või annab teatud nendest katsetest mõõdetavad korrelatsioonid, peavad alluma teatud kindlale seosele või olema väiksed teatud kindlast piirväärtusest. No ütleme, et see on 2, kui varjatud parameetrid olemas oleksid. Ükskõik millised. No see selles mõttes, aga pärast katsed, mis näitasid eksperimentaalsed väärtused, tulid sellest suuremad. Ja kvantmehaanika lubas või ennustas suuremaid väärtusi. Nüüd mitte see, mis kvantmehaanika ilma nende varjatud parameetriteta. Ja see tõepoolest katsetest leiti, et nii on. See tähendab, et neid varjatud parameetrid ei saa nagu olemas olla, mille peale Einstein lootis. Ja õigemini. See on ju väga suur murrang maailma vaates, et maailm läheb ontoloogiliselt tõenäosuslikuks. Ja sa vedad, et see on nüüd selle viimase töö, see kasvab sealt viimasest. See on, tähendab, see on Belli töö. Või seda näitas Bell, jah? Bell näitas, aga tänaseks on see väga kindlalt katseliselt kontrollitud, kusjuures need on tõesti sellised katsed, eks ole, tähendab, mille see füüsikaline nõudlikkus võib-olla varem ainult matemaatilistele tõestustele püstitati, et peavad nii ranged ja olema, aga seal oli tõesti see piisava statistika küsimus, et äkki te kuidagi nihverdate ja valite sealt ise midagi välja või kuidagi ikka saab see vastuvõtja, see mõõtja seal, tuntud Alice ja Bob, eks ole. Ja see Alice ja Bob juurde ma tahaks tagasi tulla. Et saavad enne, saab üks teisele informatsiooni üle anda, aga need kõik on nüüd tõsikindlalt välistatud tegelikult nendes katsetes. Nii et see, et Belli võrratused rikutud on, sinna ei ole miskit parata enam. Kas ma kontrollin, kas ma saan õigesti aru, kas Bell väitis seda, et ütles seda, et kui seda varjatud parameetrid ei saa olemas olla? Ei, Bell ütles seda, et kui varjatud parameetrid on olemas, et siis peavad need avaldis tema korrelatsioonid või see, mis ta seal Belli võrratus, et siis peab olema see teatud kindlast suurusest, ütleme kahest väiksem. Aga jah. Aga kvantmehaanika lubab ka suuremaid väärtusi, kui rehkendada nii, nagu need kvantmehaanika protseduurid ette kirjutavad või meile ütlevad. Ja katsetest selgus, et võivadki suuremad väärtused olla. Räägi, kuidas sina sellest aru saad? Millest? Sellest, mis Jaak praegu rääkis ja sellest. No minu arust on need on kõik sellised hästi sügavad metafüüsilised või maailmavaatelised asjad. Näiteks, et kui sulle tundub, et mingi asi on statistiline, hästi fundamentaalsel tasandil, siis sa ju tõepoolest saad postuleerida, et nad ei ole statistilised, me lihtsalt ei tea, mis neid niimoodi teeb, mis neid niimoodi mõjutab. On kusagil see varjatud kord. Varjatud parameetrid, jah. Varjatud kord põhimõtteliselt. Jah, mingi varjatud kord on olemas. Nullilisemalt väljendanud. Jah. Ja siis need katsed näitavad, et vähemalt sellisel kuhul niisugust korda olla ei saa. Eks.
ja võib-olla ma teeks siia kõrvalmärkuse niimoodi, et see, mida ma siin tahtsin oma 19. sajandi lõpuga toppida, on see, et vahepeal tuli veel üks siuke räpane asi sisse, see termodünaamika. Jah, selle räägi ära, see tundub südame peal oleva. Sest ühelt poolt, mis nagu tundus... Boltzmann on mingi 1870 või sealkandis või? Jah. Et mis ajas seda kvantfüüsikat närvi, just üks asi oli see statistili või tähendab maailma olemuslik tõenäosuslikkus. Et see on päris suur metafüüsiline murre. Eks, et maailm on olemuslikult tõenäosuslik, mitte korralik, sest tõepoolest see oli nagu võimas kristallpalee, mis sealt Descartes'ist, Newtonist ja Laplace'ist kokku pandi. Maailm oli hästi selge korrastatud, perfektne täiusliku matemaatika järgi, meie teadlaste asi on ainult see välja nuhkida õiged valemid. Ühelt poolt läks see tõenäosuslikkus tuli sisse just selle kvantfüüsikaga, olemuslik tõenäosuslikkus. Ja termodünaamika oli teine, ka sealt tundus nagu kuidagi läks asi kuidagi räpaseks ja sealt tuli sisse ka ajanool. Eks Newtonlik maailm on ilusti ümber pööratav. Kas sa võid kõigile vektoritele miinusmärgi ette panna, kõik töötab täpselt samamoodi. Eks ilusti sümmeetriline ajatu maailm on selle taga. Aga siis termodünaamikaga tuleb ka sisse ajanool, teiseks kuradi suurte arvude või suur ports molekule ja nendest sealt tulevad välja esiteks ajanool ja täiesti teised ja selged ja töötavad seaduspärad. Et füüsika läks ka nii-öelda, kvantfüüsikas läks mikrosuunas, läks häguseks ja räpaseks mingis mõttes, mitte nii räpaseks, aga termodünaamika oli puhta räpane. Vastik kaootiline, eks ju, Browni liikumine, mis sedastab kohe fundamentaalse asjana kaose, eks ju, et kord kristalliseerub välja mikrokaosest. Ja see on ikka väga vastik asi või nendele taluda. Eks ju. Ja Boltzmann on ei pidanudki seda vastu. Jah, tundus, et maailm on et see on nagu täiesti tagurpidi. Kui ennem tundus, eks ju, et see meie räpane kaootiline maailm toetub ilusti matemaatiliselt korrektselt väikseste osakeste liikumisele ja korra saavutamiseks tuleb lihtsalt see matemaatilised seaduspärad välja filtreerida, piisavalt andmeid saada. Aga termodünaamika pani veel nagu teistpidi. Et see meie maailm on veel suhteliselt korralik ja ennustatav, sellepärast, et siin on osakeste hulk suur, aga mida allapoole lähed, seda hullem kaos ja pudru seal ongi. Eks ju, on siukesed, mooli mõiste on selles mõttes hea, eks ju, mool on Avogadro arv osakesi, Avogadro arv on 6,02 korda 10 aastas 23. Hiigla suur, eks ju, kujutletamatult suur, 6 korda 10 aastas 23. Ja kui neid vesiniku osakesi nii palju, siis me saame 1 grammi vesinikku. Ja eks ju, kui neid osakesi on hästi palju, siis ja nad siblivad täiesti kaootiliselt. Aga kui neid on hästi palju, siis nagu tuleb mingi enam-vähem korramoodi ja siis statistiliselt stabiliseerub välja. Ja vaata, seda ütles ka seda Schrödinger, et seal oma hästi kuulsas essees, mis on elu, ütleb, sellest ma puurisin läbi. Jah, et mingis mõttes võib-olla ühiskond, kui inimesi oleks ka 6 korda 10 aastal 23, eks, et võib-olla oleks seaduspärad täiesti selged ja ühesed, eks ju, aga kuna neid tegelasi nii vähe, siis läheb kõik nagu, sest termodünaamikas on see, et mida vähem neid osakesi on, seda hägusemaks, sogasemaks, vähem ennustavamaks läheb, seda kaootilisemaks läheb. See on nagu, siin on need maailmavaate tajud. Ühe väikese räpase sündmuse tahaks sinu termodünaamika kõrvale veel tuua eelmise sajandi 60. aastatest veidrad attraktorid. See oli lootus, eks ole, tähendab, et me kõiki asju võib-olla päris täpselt ei tea, ei suuda mõõta päris täpselt, aga ikka kui me mõõtmistäpsust suurendame, et siis peaks parendama ka meie ennustusvõimet. Aga siis veidrad attraktorid olid see ühelt poolt matemaatiline või objekt, mis selle lootuse nagu põhja lasid, sest nagu see Ameerika meteoroloog, tähendab Lawrence, jah, nendes oma arvutikatsetes või nägi, et kus need lahendid hakkasid kuidagi väga niimoodi kõikuma või hüplema ju just nagu suvaliselt. Aga siis tuligi välja, et eksisteerivad sellised vägagi lihtsad, matemaatiliselt vägagi lihtsad kirjeldatud süsteemid, 3 esimest järku diferentsiaalvõrrandit, tõsi, mitte lineaarsed,
millel on siis selline omadus, et algandmete, kui algandmed on üheselt paigas, no siis on lahend ka ühene, see on matemaatiline teoreem, juba ammust ajast Cauchy teoreem teada, eks ole. Aga osutub, et kui neid algandmeid ka lõpmata vähe varieerida mingi algväärtuse ümber, see lõpliku aja pärast viib ikkagi lõplike hälveteni. Nii et see ei paranda mitte kuidagi meie ennustamisvõimet. Noh, see on siis veel üks kuidas nüüd öelda? Avastus, et maailm on räpasem ja udusem, kui meile meeldiks mõelda. Psühholoogilisel tasandil võib veel sinna kõrvale panna Freudi, kes ütles samamoodi, et meie selge aus aru toetab mingile kuradi sogasele keldrile, eks ju. Mul tuleb siin ma otsin selle tsitaadi üles, mis mul selle peale tuleb meelde, aga see on midagi Whiteheadi kirjast, mis sa ikka otsisid, et see on mingi Whiteheadi kirjast Russellile, et sulle näeb maailm, sulle tundub maailm sellisena või paistab maailm sellisena, nagu ta paistab päeval keskpäiksega, aga mulle siis, kui ma ei tea, olen just unest ärganud või midagi sarnast, et see tundub natuke vähemasti see assotsiatsioon mul teie juttu kuulates tekkis. Aga ma tahaks selle Alice'i... See on hea tsitaat. Jah, ma otsin selle täpsema üles. Aga räägi palun veel sellest Alice'ist ja Bobist. Alice ja sest oli eelmises saates juttu, ma ei saanud sellest lõpuni aru ja Alice ja Bob on siis need kaks tegelast, eks ole, kes ka neid see on need pellikatseid korraldavad. Tähendab, skeem on põhimõtteliselt selline, et tekitatakse kusagil seal Alice ja Bobi vahepeal, tekitatakse üks põimosakeste paar teatud kvantmehaanilises protsessis. Üks osakene paneb Alice'i poole, teine paneb Bobi poole. Ja neil on, seal on erinevad variante, aga ütleme, et teatud ühes variandis on niimoodi, et see, mida nad mõõdavad, ütleme, kui need osakeste seisundid on +-1 võimalikud. Nii Alice'il kui ka Bobil +-1 on siis niimoodi, et kui see kvantosakeste paar on põimseisundis tekitatud, et kui Alice mõõdab +1, siis Bobil kindlasti -1 ilmtingimata peab olema. Teatud nende mõõteseadmete asendite või korrelatsioonide korral. Nad võivad olla ka nii seatud, et mingisugust seost ei ole. Et mida iganes Alice mõõdab, Bob võib suvalist, kas pluss või -1 mõõta. Aga teatud asendis on siis niimoodi. Et niipea kui Alice mõõtis +1, samal hetkel mõõdab Bob -1. Ja see on samaaegselt? Samaaegselt, jah. Ja vaat siin võib kiiremini kui valguse kiirus. Kiiremini kui valguse kiirus ja siin võibki tekkida nüüd see küsimus, et aga kuidas niimoodi, eks ole, kuidas niimoodi ja mõelda, et aga äkki me saame siin siis valgusest kiiremat side korraldada nende vahel, sideliini, eks ole. Aga vaat ei saa, sellepärast, et mida Alice saab teha, ta saab mõõta juhuslikke sündmusi. Kas on +1 või -1. Ta ei saa teha mitte niimoodi, et ta nüüd keerab ise selle asja seisundise +1 ja siis Bob näeb kohe -1. Vaat seda Alice teha ei saa näha. Ta saab mõõta ainult seda, mis kvantmehaanika talle ette söödab. Ta näeb mingi juhuslike numbritega ja võib küll teada, et Bob näeb täpselt vastupidist numbrit, aga see ei ole informatsioonivahetus nende vahel. Nüüd ma sain aru sellest, niivõrd kuivõrd, ägedast paremini aru. Jah, see on see asjaolu. Aga muidugi tähendab, need on pellivõrratused ja nagu sa viitasid, et nagu sellised ühtepidi väga sügavad või fundamentaalsed või peaaegu filosoofilised kvantmehaanilised probleemid. Aga teisipidi ikkagi see kogu see kvantinformaatika ja kvantkrüptograafia ja kvantside ja areng, mis 90ndate algusest eelmisel sajandil tegelikult lahti läks, see on sellele ikka väga-väga kõva praktilise huvi ka nagu taha pannud. Ja kvantarvutite arendamine ja sellest, kui tahate palju segasemat ja keerulisemat, aga täpsemat juttu kuulata, siis võtke lahti Uute TV.
Mis asi? UTTV, Tartu Ülikooli televisioon. Aha. Toksige sinna valikusse Nobel sisse ja te saate esimese valikuna, tähendab selle füüsikumi seminari, kus siis 3 füüsikut, keskmine neist oli Peeter Saari, esimene Lauri Järv ja 3. oli noormees, kes praegu Aalto ülikooli ühes idufirmas, ta lõpetas meil, tegi Zürichis vahepeal doktori, aga nüüd seal Aalto ülikooli idufirmas kvantarvutit arendavad. No edu neile. No jah, eks nad... No, kusagelt on pihta hakatud kõikide asjadega, eks? Jah. Vaata, Pope'il oli minu arust Alexander Pope'il see luuletus, et saagu Newton kõik helendama lööb või... Jah, mul tuleb küll see oli vist Pope küll jah, et saagu valgus ütles ja midagi jah. Jah, eks umbes Newton ütles saagu valguks. Jah, pigem nii. Ja kõik lööb selgeks, aga see, mis kvantfüüsikaga ja termodünaamikaga tuli, oli niimoodi, et kui sa lähemalt vaatad, läheb kõik segaseks ja sogaseks tagasi. Sest see 19. sajandisse võib-olla jäi see valgustusliku entusiasmi kõrgaeg. Maailm tundus hästi selge. Ja pärast läks ta igat pidi nii uduseks ja häguseks ja räpaseks tagasi. Aga kui sa nüüd luuletamise peale nagu viitasid, siis ma vahepealt leidsin, et seesama James Clerk Maxwell, keda me sinna vahepeal põhjasime ja süüdistasime, on ka luuletusi kirjutanud ka sellistel füüsikalistel teemadel. Ma paar stroofi loeks ette, mis kirjeldab siis nüüd kehade liikumist ja põrkumist. Given a body meet a body, flying through the air. Given a body hit a body, will it fly and where? Given a body meet a body, altogether free. How they travel afterwards, we do not always see. Ja võtab kokku ühte ilusasse kujundisse kokku selle, mis me siin oleme täna. Vemmalvärsid. Ilusad vemmalvärsid, jah. Ütleme, et okei, Goethe oli luuletajana suurem. Aga Goethe ise ennast pidas muidugi palju suuremaks teadlaseks kui luuletajaks. Jah. Aga siis oli ju veel see, sellest ei jõua rääkida, aga Youngi, kui me siin ajatelje peal läksime, Youngi katse oli 1802, ma määrän. See kaksikpilu katse, jah. No see oli jälle üks juhke, mis on kohutav peavalu, eks ju. Asi läheb see. Ja seal tundub veel ühenduskoht, eks ju, see termodünaamikaga vaadake, et pilt hakkab üha selgemaks minema siis, mida rohkem sa neid elektroniliselt läbi piluda kupatad. Et kupatad ühe elektroni pilust läbi, sa ei oska üldse ennustada, kuhu ta läheb. Aga kui sa neid piisavalt palju lased, siis tuleb suhteliselt selged interferentspildid, eks. Ja siin on, vaadake jälle, kui me võtsime niisuguse Laplace'i aja, siis on ju kõige parem, kui sa saad ühe keha, selle liikumisvõrrandid ja kõik on nagu täiesti selge. Aga siin on täpselt see tagurpidi efekt, kui sul on üks asi, üks elektron liigub, mitte midagi selle kohta öelda. Elektron kiire kohta veel saad. Elektron kiire on siis mis asi? Kus on palju elektrone voogab siis, eks ju. Et asi läheb selgemaks siis, kui on palju, siis keskmistub kuidagi selgem pilt välja. Ja mis mulle eriti meelde on see, et see tõenäosus ei näita mitte seda, kus see pallik on, vaid see elektron ise on laiali määritud kogu vaid kus ta nii-öelda detekteeritakse või see täpp on see, kus ta laiaks lüüakse. Kas see on see laine funktsiooni kollaps siis või? Nii võib-olla ma kasutan. No tähendab, laine funktsiooni kollaps on see protsess, mida siis mõõtmisaktiga seotakse või sellega. See, kus ta lõpuks on ikkagi see punkt leitakse, eks ole. Kus ta maandatakse aineliseks, sest tavaliselt on selleks mingi keemiline reaktsioon. No jah, muidugi jah. Tavaliselt on selleks mingi keemiline reaktsioon, mis tekitab sinna selle täpi. Ühe nime tahaks veel lauale visata. See on Sabine Hossenfelder. Sabine Hossenfelder. Vaat see nimi ütle mulle midagi. Ma annan sulle selle, sa võid sealt selle. Sabine Hossenfelder, nii. Tema on selline daam, kes, ta on füüsikteoreetik, paduteoreetik või seal kusagil kõrgetes mateeriates. Aga ka selline, ilmselt kereda olemisega daam või tal on nii õige mitmetes küsimustes oma sellised nägemised või lähenemised ja nii, et talle poleemikas ilmselt
ära sõrme väga suhu pista. Või kui suhu pistad, mis siis juhtub? Siis juhtub see, et ta paneb su laulu sisse. Sest tal on ka mingi YouTube'i kanal, tähendab, kus sa võid selle endale jätta. Ja kus ta on siis ka mitmesugused sellised. Seal oli palju, aga nii originaalloomingut, eks ole, kui ka mingisugused coverid, mis ta sinna teinud on. Ja aga ta on ja siis teoreetilisest füüsikast füüsikast, jah, tähendab, ta on ka kvantmehaanika ja tal on siis ka mingisugused selgitavad, YouTube'is on ka palju selliseid selgitavaid lühivideosid väljas või mitmesuguste probleemide kohta, ka nende kohta, millest me siin täna rääkisime. See on päris julgust, saksa füüsikateoreetika autor, muusik ja YouTuber. See kõlab päris huvitava kombona. No ta on otsapidi tänasesse ajastusse tulnud. No aga peab ju ilmarahvale selgitama, mis toimub valgete kitlite all, ega muidu see ju Jaa, me ei saa siin papüürusesse kinni jääda. Jah, just nimelt. Nii, aga meil on nüüd siis, peaksime 5 ära lõpetama, et minutit 5-6, võib-olla paar minutit üle ei juhtu ka midagi, maksimaalselt 10, et kuidagi selle jutu kokku võtma täna. Kuidas seda teha? Kui eelmise saate, mis selle eelmise saate nimetus oli? Otsatu potentsiaal. Nüüd on otsatu hägu võib-olla. Põhjatu. Ja, aga mul on teine, minul vilkus peast teistsugune see, et absurdne loodus ja siis selle sama Feynmanile siidates, et kvantfüüsika näitab loodust sellisena, nagu ta on või nimelt absurdsena. Mis sellest arvate? Mis üldse Feynman? Kas Feynman ütles nii või? Feynman on niimoodi öelnud, jah, ma täna vaatasin. Ja, võimalik, ei taha vastu vaielda. Ja võib-olla veel see ka, et ei ole, et täiesti elus on see traditsioon, mis usub, et olemise põhja saab matemaatiliselt ära kirjeldada. Ja siin ma viitan praegu 4. novembri Sirbile selle aasta 2022, kus siis akadeemik Martti Raidal, Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi juhtivteadur ja Kristjan Kannike, Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi vanemteadur, räägivad ühest katsest veebosoni massi kaudu kvantmaailma uutest tulemustest, et kas tehtud on kauaoodatud avastus, üles leitud uus füüsika või on tegu mõõtmisveaga. Nad jäävad skeptiliseks, et tegu võib olla siiski mõõtmisveaga või mõne logiseva juhtmega, aga isegi kusjuures see logisev juhe ei ole nali, sellepärast et ma loen siit ühe lõigu ette. Toome mõned näited. Mõned aastad tagasi avastati neutriinod, mis liiguvad valguse kiirusest kiiremini. Selline asi tähendaks Einsteini relatiivsusteooria lõppu ja kogu meie maailmapildi ümbervaatamist. Ma mäletan, kusjuures seda sahinat veel siis. Nii drastilisi meetmeid siiski vaja ei läinud, sest tulemus seletas süstemaatiline viga, logisev juhe detektoris. Oligi üks logisev juhe. Ja siin nad nüüd mõtlevad, et siin oli ka nüüd veebosonid, et kas seal, et kuna tema mass mõõtmisel osutus standardmudeli ennustustest nii erinevaks, et kas nüüd tuleb uus füüsika ja nad ka rahustavad, vaatame, et võib-olla mõni juhe loguseb, et kontrollime paremini. Ja näed, ja siis üks väide siit tubiti välja. Uus tulemus erineb standardmudeli ennustuses sedavõrd, et võimaldab väita, et standardmudel ei kirjeldagi reaalsust täielikult. Sest see tähendab, et on ühtlasi elus siiski veel usk ja lootus, et standardmudel kirjeldab reaalsust täielikult. Et see mudel ei ole kuhugi kadunud või see usk. Ja ma arvan kusjuures, et see usk on vajalik, eriti seepärast, kui sa oled tõeline teoreetilise füüsika teadur, siis on vähemalt instrumentaalselt tervislik sellesse uskuda. Sest minu arust nagu tuleb meelde Paul-Erik Rummo luuletus kinni hoides. Tuleb sulle see luuletus meelde või? Mina ka peast, mõragi mäletasin seda peast, aga ma kinni kes saab tuge Marxis, kesku ees, kes saab. Ja väga ilus suurepärane luuletus minu arust. Kinni hoides, jah. Sest ma mäletan, kui mina enne õuna kinni hoidmas puust õhu akrobaati teise suust. Nii ta hakkab pihta. Ja super, väga ilus. Aga läheme siis viimase küsimuse juurde. Nüüd mul tuli meelde, idee, kuidas see asi ära lõpetada. Will Durant, Ühendriikide filosoof on lugusid mitte loomadest, vaid filosoofiast pigem ikka on tema see
on öelnud, et 20. sajandi filosoofia on füüsika ja psühholoogia vastasseisu lugu. Kuidas, andke palun mängige selle palliga palun natuke, midagi sellist, et 20 või ütleme uus filosoofia on füüsika ja psühholoogia vastasseisu lugu, midagi sellist, enam ei ole täpne tsitaat, aga midagi. Kuidas teie sellest aru saate? Ma saaks olla nagu hästi kohutavalt halb intervjueeritav selle koha pealt, ma vastaks lihtsalt jah. Nii, fair enough. Jah, kui psühholoogiat me käsitleme kui sellist inimliku olemuse kokkuvõtet või kogemuse kokkuvõtet või siis see tõepoolest see kogemus läks ju vastuollu 20. sajandi füüsika arengute või tulemustega või seisukohtadega. Ja ma ütleks lihtsalt ka, et psühholoogiale hingel kukkus samamoodi põhi alt ära. Ma mõtlen psühhofenomenoloogiliselt. Eks ju Freud ütles, et on mingid alateadused, värgid ja kõik hakkasid kinnitama. Tuletati julmalt meelde unenägusid, et kuulge, vaadake, see on ka psüühik osa ja nii edasi. Siis Jung, eks ju, kogu see evolutsioonipsühholoogia tuli sisse ja tõepoolest ega sealt ka põhja mina ütleksin, et pigem selles kartesiaanlikul piljardipallil, et mis ütleb, et teadvus on suletud meie kolpa, et sellel ja see, miks see teema meid tegelikult huvitab, on ju see, et mulle tundub, et kuidagi see kvantrevolutsiooni viljad hakkavad nüüd jõudma sellisesse massipsühholoogiasse kuidagi üldse, meie maailma tajusse ja mulle tundub, et see on sest Stanislav Grof on öelnud, et sellel ajal, kui füüsika tegi läbi 20. sajandi alguses revolutsioonilise muutuse, jäid kõik teised teadusharud, mis olid seni füüsikat enda eeskujuks pidanud kinni 17. sajandisse, ehk siis Descartesi juurde, et võib-olla see inspireerib vähe pikema vastuse sult, Mihkel, ja mis sa sellest mõttest arvad? Siis siuke mõiste nagu physics envy või füüsika kadedus on ju täiesti... Ma sellega täiesti nõus, ma lihtsalt teeks sellise paranduse, minust Lotman on seda öelnud, et kultuurilises evolutsioonis samamoodi nagu bioloogilises kusjuures enamasti, et uued asjad ei tule vanade asjade asemele, vaid kõrvale. Ja sest ega ka klassikaline füüsika, vaid igasugune klassikaline teadus ei ole niivõrd otseselt füüsika kade, vaid tahab selgeid arvutatavaid matemaatiliselt töödeldavaid andmeid, need on kõige paremad. Neid on mingis mõttes kõige lihtsam teha. Aga et Grof on ju ka, Grof on elus veel vist isegi. Grof on elus. Ta tegutseb, Sheldrak ka tegutseb. Jungi järgijad tegutsevad, kõik, Alar Tamming tegutseb, möllab, eks ju. Lihtsalt nad ei ole kuskil võib-olla nii suurte... Aktuaalses kaameras ei ole iga päev ja seal on... see ongi see, et see hakkab jõudma aktuaalsesse kaamerasse kogu see teema, ütleme selle ütleks nii, et kvantver ja aktuaalne kaamera muidugi kujundina loomulikult mõeldud. Et kogu see kvantrevolutsiooni metafüüsilised ja sealt tulenevalt psühholoogilised järelmid hakkavad jõudma päevauudistesse. On üks võimalus seda segadust, mida me siin 2, 3, 4 viimasel aastal oleme eriti näinud, kuidagigi mõtestada, sest muidu tundub see olevat täiesti käsitamatu. Aga anname Jaagule... Selle segaduse oluline põhjustaja on internet muidugi, ma ei kahtle selles. Ja see kindlasti, absoluut. Aga jällegi... Aga seegi kaude ju, eks ole, nende arvutite kaudu ja kiipide ja pooljuhtide kõige kaudu, tähendab, see jookseb selle kvantmehaanikasse sisse või välja, eks ole, nendesse kvantmetahkise füüsika kvantmehaanilistesse uuringutesse ja olgem ausad, pooljuht ja kiip, ega seda ju mingisse kuradi normaalsesse füüsikasse üles ei ehita Einsteini füüsikasse. Ja täpselt samuti nagu tõmbas Gutenberg alla ju, võib öelda, et Gutenberg tõmbas ära Aristoteleselt ju lõpuks vaiba Aristotelese füüsikat ja kogu sellest maailmapildit. Ja et see ei pea olema nii otseselt kuidagi vaimne revolutsioon, et need võivad täiesti tehnilised asjad olla ja ongi. Täpselt internet on ilmselgelt siin pole kahtluski,
aga see on ju tulnud, ma saan aru, ikkagi ilma kvantrevolutsioonita meil internetti ei ole. No see on kaunis pidev jada, mis sinna välja jookseb. Sest see alustehnoloogia, eks ju, ehk pooljuht, mis tähendab, et elekter liigub ühes suunas, see on ikka kvant, kvantfenomen nähtus. Kuulge, aga minul oli väga huvitav, ma ei tea, loodan, et teie ka igavlenud, et ja loodame, et kuulajad igavlenud, et aitäh teile, Mihkel ja Jaak, et tulite ja suur rõõm teiega alati vestelda ja näha ja nii, et loodetame, et sellest osasest rõõmust läks mööda eetrit ka kuulajatele ja siis aitäh teile ja tõmbame siis sellele saatele joone alla, töö pealkirjaks ma pakuks talle praegu absurdse looduse, aga vaatame, võib-olla tuleb ülekuulamisel midagi või teist, midagi asisemat. Saade läks aga eetrisse. me oleme alati nõus tagasi tulema, kui mitke midagi ebaselgeks jäi. Ma arvan, et võiks teha selle... Eks elu veeretab ka uusi asju jälle ette. Ma tahaks ikkagi selle füüsika revolutsiooni juurde tagasi tulla, et järsku sellest suurest pildist vaatada järgmine kord, selle relatiivsus ja kogu seda asja, aga tõmbame praegu siin, hoiame siin sõpru Kuku raadios ka, et paneme siis praegu punkti ja soovime ja lähme lahku suuremate sõpradena, kui me enne olimegi. Kõike head. Kõike head.